Viimase 300 aasta jooksul on Ukraina sõja suurimaks muutuseks olnud tagasihoidlik FPV-droon. Ukraina muutis $500 maksnud kvadrokopteri üheks kõige kardetumaks relvaks rindel ning iga suurem sõjavägi maailmas on viimased 2 aastat püüdnud sellele järele jõuda. Aga Ameerika Ühendriigid ei vaata enam lihtsalt kõrvalt. Selle asemel on nad hakanud seda aktiivselt importima. See hõlmab taktikaid, doktriini, tootmise juhiseid ja mõnel juhul ka tegelikke droonifirmasid ning inimesi, kes selle sõjapidamisviisi Donbassi kaevikutes välja töötasid. Aga kui me sügavamale vaatame, siis Ameerika Ühendriigid ei kopeeri lihtsalt Ukraina kodutööd, vaid võtavad Ukraina geniaalse idee ja ehitavad selle põhjal midagi veel paremat. Alustame siis sellest, kust see kõik alguse sai, sest me ei saa süveneda sellesse, mida USA praegu teeb, ilma mõistmata, mida Ukraina oli sunnitud kõigepealt leiutama. Kui Venemaa 2022 aastal üle piiri tungis, polnud Ukrainal suurtükiväevarusid, õhujõude ega soomusüksusi, et Venemaaga sümmeetriliselt võidelda. Ukrainal oli meeleheitlik, detsentraliseeritud ja ülimalt loov tsiviiltehnoloogia kultuur. Mind kiire vajadus panna Vene sõdurid kartma liikuda. Vastus oli esimese isiku vaatega ehk FPV-droonid. Sellised, millega hobientusiastid sõitsid lõbu pärast tagahoovi takistusradadel või kasutasid pulmafotode tegemiseks. Kui kinnitad nelikrootorile lõhkepea ja paned sõduri mõne kilomeetri kaugusel kaevikusse videoprillidega, on sul äkitselt täppisjuhitav laskemoon, mis maksab vähem kui enamik teisi olemasolevaid relvi. Ja see relv suudab leida ja võib-olla isegi hävitada tanki läbi metsariba. Ja sõjamajandus, kus droonid domineerivad, mõjutas otseselt arutelusid Pentagoni sees. 2025 aasta aprilliks viitasid mõned hinnangud, et droonid on põhjustanud 80% Venemaa kaotustest. Mõnes rindelõigus tõuseb see näitaja isegi 90%-ni. See tähendab, et 90 sõiduki kaotusest on otseselt droonide tõttu. Kaasaegsel lahinguväljal pole praktiliselt enam kuhugi peitu pugeda. Iga tee, iga metsasiil, iga kogunemiskoht on jälgitud millegi väikese, odava ja relvastatuga. Muidugi ei ole Ukraina ainus riik, kellel on pidev droonide varu, sest Venemaa on kohanenud ja mõnel juhul teinud droonisõjas märkimisväärseid edusamme. Vene FPV ja kamikaze tüüpi droonid on rivist välja löönud lääne tanke, eriti Leopard 2 A6, mis on otseselt võrreldav Ameerika M1 Abramsiga. Sõja esimesel aastal omistati Ukraina tankide, näiteks Leopardite kaotused peamiselt droonisõjale. See viitab sellele, et kumbki pool polnud tegelikult immuunne selle suhtes, et osa nende kõige tugevamatest struktuuridest või relvadest hävitatakse odavate ja kergesti asendatavate droonidega. Kuid Ukraina ei piirdunud garaažis droonide improviseerimisega. Selle idee ümber ehitati terve tööstuslik ja bürokraatlik ökosüsteem ning võib väita, et see ökosüsteem on olulisem eksport kui droonid ise. Ukraina digitaalse transformatsiooni ministeerium haldab platvormi nimega Brave One, mis on sisuliselt digitaalne turg, kus rindekomandörid saavad sirvida sadu droonimudeleid ja tellida varustust samamoodi nagu Amazonist, kusjuures tarne võib toimuda juba nädala jooksul. Ukraina drooniüksused dokumenteerivad oma rünnakuid kaameraga ja teenivad punkte sõltuvalt sellest, kui väärtuslikku varustust nad hävitavad ning saavad need punktid samal platvormil vahetada veelgi arenenumate droonide vastu. Kahjustatud seadmed saavad hädaremondi eesliini töökodades tundidega, selle asemel, et oodata nädalaid nagu traditsioonilises sõjaväevarustusahelas. Siis tuli rünnak, mis pani kogu maailma võtma Ukraina drooniprogrammi tõsiselt strateegilise relvana, mitte lihtsalt lahinguvälja tüütusena. 2025. aasta juunis Ukraina smugeldas hulga odavaid FPV-droone sügavale Venemaa territooriumile, peites need tsiviilkaubakonteinerite katustesse ning lasi need siis kaugjuhtimisega 5 Vene lennubaasi pihta operatsioonis Ämblikuvõrk. Ukraina ametnike sõnul kasutati rünnakus kuni 117 drooni ja tabati 41 lennukit, sealhulgas 2 TU-95 ja 2 TU-22 strateegilist pommitajat. Need on osa Venemaa kõige kallimatest ja raskemini asendatavatest sõjalistest varadest. Kahju hinnati $7 miljardile. Sõltumata tegelikust kahju ulatusest olid sõnum ja tagajärjed selged. Odavad droonid võivad nüüd ohustada strateegilisi objekte tuhandete kilomeetrite kaugused rindest, ilma et ükski mehitatud lennuk ületaks piiri. Venemaad sunniti kiiresti kasutusele võtma teistsugune strateegia oma kaugete baaside kaitsmiseks. Mõnel juhul pandi lennukitele katteid, et muuta need satelliidipiltidel vähem nähtavaks. Ja see ei jäänud Ukraina ja Venemaa konfliktiks, sest need taktikad levisid ka teise, suuremasse samal ajal toimuvasse konflikti. The Guardian teatas 2026 aasta mais, et Hezbollah on Liibanonis kasutusele võtnud fiiberoptilised FP-droonid, kohandades selgelt Ukrainas välja töötatud tehnikaid, et mööda hiilida Iisraeli elektroonilisest sõjapidamisest.
üks kõige keerukamaid segamiskeskkondi planeedil. Kui USA astus veebruari lõpus omaenda konflikti Iraaniga, vastas Teheran droonirünnakutega üle kogu piirkonna ning Ameerika ja liitlasväed tulistasid paljud neist alla. Kuid rünnakute tohutu ulatus paljastas, kui raske ja kui kulukas on kaitsta end odavate, masstoodanguna toodetud süsteemide vastu, kasutades kalleid ja keerukaid tõrjerakette. Probleem seisneb selles, et varasemad relvad, mida USA kasutas, olid äärmiselt tõhusad lahinguvalmiduse, operatiivvõimekuse ja jõudemonstratsiooni mõttes, kuid need polnud kulutõhusad. Võtame näiteks USA kõige tuntuma kaugmaa drooni. 2026 aasta juuliks teatasid USA ametnikud, et Iraanis toimunud operatsioonide käigus hävitati üle 30 Reaper MQ-9 drooni. Nende droonide ühiku hinnaks hinnati viimati umbes $16 miljonit. Kui vastamisi lähevad odavad ühekordselt kasutatavad droonid, siis jõudude tasakaal kaldub selle relva kasuks, mida saad vaenlase pihta visata ilma, et peaksid muretsema oma investeeringu turvalisuse pärast. See ongi peamine erinevus selles, kuidas USA ja Ukraina on oma vastavates konfliktides asju ajanud. Aga kuidas USA nüüd järsku asju muudab? Alustame doktriinist, sest USA armee kirjutab praegu aastakümneid kehtinud oma tegevusjuhist ümber. Armee staabiülem kindral Randy George ütles 2025 aastal kongressile, et tehnoloogia areneb liiga kiiresti, et jätkata suurte hangete programmidega, mille väljatöötamine võtab aastaid ja mis võivad olla juba kasutuselevõtu hetkeks aegunud. Siseminister Pete Hegseth allkirjastas samuti 2025. aasta juulis korralduse, millega nõutakse, et iga armee rühm oleks 2026. aasta lõpuks varustatud mehitamata süsteemidega. Ja ta ei keerutanud sõnu, miks Pentagon on selleni jõudmisega aeglane olnud, kirjutades, et droonitehnoloogia on olnud suurim sõjaline edasiminek terve põlvkonna jooksul. Selleks ajaks olid mõned väiksemahulised muudatused juba ellu viidud. 2025 aasta jaanuaris 3. brigaadi 10. mäediviisi kasutas Saksamaal toimunud rotatsiooni ajal 144 katsetuslikku drooni. Rohkem kui ükski üksus oli varem õppusele kaasa võtnud. Samuti moodustati 80 sõdurilist löögikompaniid, mis olid mõeldud tegutsema pataljonidest eespool. Igaüks neist koosnes luureplatooonist, miinipildujapatoonist ja spetsiaalsest droonipatoonist, mis kasutas luuredroone, ringlevaid laskemoona ning droonitõrjesüsteeme. Üksustele on soovitatud kasutada Andurili Ghost-droone, mis suudavad õhus püsida üle tunni aja, PWC 100 luuresüsteeme ja Switchblade 600 ringlevaid laskemoona, mille lõhkepea on sama, mis Javelini tankitõrjeraketil. Samal ajal kasutavad 101. õhudessantiviisi sõdurid droone, mis on ehitatud 3D prinditud osadest ning 10. mäediviisi sõdurid kannavad Skydio XX2D süsteeme oma seljakottides. Armee lõi oma esimese ametliku droonikursuse Fort Rockeris, mis on nüüd tuntud kui Fort Novosel, 2025 aasta augustis. 3-nädalane programm, mis ühendab 20-25 tundi videomängu stiilis simulaatoril lendamist praktilise väljaõppega päris süsteemidel. Samuti õpetatakse 3D printimist ja CAD projekteerimist, sest nende seadmete töös hoidmine välitingimustes tähendab vajadust valmistada osi koha peal. Kursuse juhataja, kapten Rachel Martin, nimetas seda pelgalt järelejõudmise katseks, viidates, et USA on selles valdkonnas maailmas maha jäänud ning see olevat agressiivne katse seda lõhet vähendada. Samal ajal armeesekretär Daniel Driscoll on soovitanud, et pataljonid peavad muutuma kompaktsemaks ja lõpetama nii kaugel ettepoole liikumise nagu varem, sest Ukraina näidatud tihedus tähendab, et $10 miljonit maksvat tanki võidakse leida ja hävitada millegagi, mis maksab vähem kui kasutatud auto. Merejalavägi viib läbi sama muutuse veelgi kiiremas ja ausalt öeldes palju tooremas vormis. 24. merejalaväe ekspeditsiooniüksus veetis 3 nädalat Camp Lejeune'is, harjutades Nereus Archeriga. Archer on 8-tolline helikopter, mis on ehitatud El Segundos, Californias, mis maksab umbes $2000 ja mille on heaks kiitnud Blue UAS, mis tähendab, et sellel ei ole Hiina komponente, mis domineerivad kaubanduslikul drooniturul ja võiksid mõjutada tarneahelat võimalikus laiemas konfliktis USA ja Hiina vahel, isegi läbi vahendajate. Merejalavägi sõlmis ka umbes $17 miljoni suuruse lepingu umbes 8800 Archeri drooni jaoks. Aga see 3-nädalane intensiivlaager näitab ka seda, kui palju USA'l on vaja olemasolevate tegijatega võrreldes järele jõuda. Venemaal ja Iraanil on olnud aastaid reaalset lahingukogemust selle oskuse lihvimiseks. Merejalavägi püüab seda õpikäiku 3 nädala peale kokku suruda, sest alternatiiv oleks saata merejalaväelased lahingusse ilma igasuguse vastuseta ohule, mida iga vastane nüüd vaikimisi kasutab. Nüüd tuleb mängu mahuprobleem, sest merejalaväelaste ja sõdurite väljaõpetamine droonide lennutamiseks ei loe midagi, kui droone pole piisavalt, et neid jagada. Kaitseministeerium seadis eesmärgiks viia 2026. aasta lõpuks välja 10 000 FPV droone.
Võrdluseks, Hiina ja Venemaa suudavad toota miljoneid aastas. Kuid droonide planeeritud arvu ning nende lennutamiseks vajaliku tööjõu ja väljaõppe vahel on suur erinevus. Kui anda merejalaväele homme miljoneid droone, jääksid kõik peale mõne tuhande lihtsalt riiulile seisma, sest pole piisavalt merejalaväelasi, kes oleksid nende lennutamiseks välja õpetatud. Pentagon on sellele kitsaskohale reageerinud, suunates raha mõlema probleemi lahendamiseks korraga. Armee teatas plaanist hankida järgmise 2–3 aasta jooksul vähemalt 1 miljon drooni. Drooni ülekaaluprogramm viis läbi oma esimese hindamisfaasi, mille hüüdnimi oli Gauntlet. Fort Benningis veebruaris eesmärgiga varustada lahinguüksused 340 000 väiksema ründedrooniga. 2027 aasta lõpuks ja 2027 eelarveaasta Pentagoni eelarvetaotlus eraldas $75 miljardit droonide ja droonitõrjesüsteemide jaoks, millest $54,6 miljardit liikus kaitseautonoomia töörühma kaudu. See ei ole enam pilootprogramm. See on Pentagon, kes üritab mõne aastaga üles ehitada sellise droonitööstuse baasi, nagu Ukraina lõi puhtast vajadusest ühe ainsa talvega. Ja kuigi raha on oluline, on Ukraina siiski midagi palju väärtuslikumat. Aga enne kui me sellesse süveneme, veendu, et oled sõjasaate kanali tellinud, et saada värskemat infot Ukraina sõja ning ülemaailmsete geopoliitiliste ja sõjaliste arengute kohta. Ukrainal on teave selle kohta, kuidas droonid täpselt töötavad, milliste süsteemide vastu nad on kõige tõhusamad ning aastatepikkused tegelikud lahinguvälja statistika ja videomaterjalid, mis seda kõike kinnitavad. Nii ütles Hexes senatile, et ta on isiklikult andnud loa täiendavate Ameerika töötajate viibimiseks Ukrainas just selleks, et uurida droonide lahinguvälja. Nii rünnakut kui ka kaitset. Välisminister Marco Rubio läks Fox Newsi intervjuus veelgi kaugemale, nimetades Ukraina relvajõude Euroopa tugevaimaks ja võimsaimaks sõjaväeks, mis on üles ehitatud uutele taktikatele ja tehnikatele, mis on kujunenud eksistentsiaalse sõjasurve all. Kui Iraaniga seotud droonirünnakud tabasid Lähis-Ida vastusena USA operatsioonidele, pakkus Ukraina tegelikult välja droonide ja drooni asjatundjate meeskonna saatmise, et aidata kaitsta Ameerika baase Jordaanias. Ukraina president Volodymyr Zelenski vihjas samuti, et ta on juba teinud Ameerika Ühendriikidele ettepaneku $50 miljardi suuruseks droonide tootmislepinguks, millele pole veel ametlikku vastust saadud. Nii näib, et USA püüab korraga 2 joont hoida, kasutades kodumaist droonitootmist ning kodumaiste ja välismaiste taktikate kombinatsiooni, et oma nõrkusi kompenseerida. Kuid Atlandi ookeani ei ületa ainult taktikad ja personal. Kuigi USA valitsus ei sõlminud Ukraina valitsusega ametlikke droonitootmislepinguid, on Ukraina droonifirmad hakanud Ameerika pinnal tegevust alustama. F-Drones 2023. Aastal asutatud Ukraina tootja, mis on saanud Ukraina vägedele oluliseks tarnijaks. Sellest sai esimene Ukraina ettevõte, millele Ukraina valitsus andis loa eksportida sõjalisi droonisüsteeme Ameerika Ühendriikidesse. Oma Ameerika haru Ukrainian Defense Dronesi kaudu ehitab ettevõte oma esimest USA tehast Hollandis, Ohios. Seda investeeringut toetab otseselt Pentagoni leping, mis on sõlmitud Kaitseministeeriumi droonide domineerimise programmi raames esialgse 2000 FPV drooni tellimuse jaoks. Viimine relv siin on F-Dronesi F-10 ründedroon, mis tõestas end lahingus Ukrainas ja saavutas seejärel droonide domineerimise hindamise esimeses faasis 6. koha. Ettevõte toob kaasa ka oma FF7 droonitõrjepüüduri. Süsteemi, mis on loodud jälitama ja hävitama Iraani Shahidi odavaid kamikaatse droone. See on sama relvapere, mis hävitas märtsis Saudi Araabias maapinnal Ameerika lennukeid. F-Drones on samuti üks 48 ettevõttest, kes võistlevad droonide ülekaaluprogrammi teises etapis, millel toodetakse kuni 10 võitjat ja mille käigus võib Pentagon osta veel kuni 60 000 drooni. Kuid need on siiski vaieldavalt algaja tasemel numbrid. Ukraina kaitsetööstuskompleks on kasvanud umbes $1 miljardilt enne sissetungi enam kui $50 miljardi praeguseks. Ning riik plaanib toota ainuüksi 2026. aastal üle 8 miljoni mehitamata süsteemi. Võrreldes umbes 3000 FPV drooniga, mida Ameerika Ühendriigid suutsid toota kogu 2025 aasta jooksul. Seega läheks CBS Newsi poolt kajastatud USA ja Ukraina kaitsememorandumi eelnõu veelgi kaugemale, mis võimaldaks Ukrainal eksportida sõjatehnoloogiat Ameerika Ühendriikidesse ja toota droone ühisettevõtete kaudu koos Ameerika ettevõtetega. Nii et see on loo impordi pool. Doktriin, personal ja nüüd ka tegelikud tootjad. Aga siin on osa, mis viib meid tagasi sinna, kust see video algas. Sest Ameerika Ühendriigid ei kopeeri lihtsalt Ukrainat. On olemas konkreetsed kohad, kus Ameerika inseneritöö, Ameerika tööstusvõimekus ja Ameerika ühendrelvade doktriin on juba valmis võtma Ukraina geniaalse idee ja muutma selle oluliselt surmavamaks. Esimene on moodultüüpi laskemoon, mis on ehitatud olemasolevatest sõjalistest varudest, mitte spetsiaalselt selleks loodud lõhkepeadest. Võtame näiteks Nero Artseri programmi, mille ümber merejalavägi on oma arenduse üles ehitanud. Iga sõjalise laskemoonatükk vajab tavaliselt Kaitseministeeriumi identifitseerimiskoodi ehk TODICit.
põhjalikku tehnilist hindamist ja spetsiaalset tootjat enne, kui sõdurid saavad seda kasutada. See protsess on just selline aastatepikkune bürokraatlik venitamine, mille jaoks Ukrainal pole kunagi olnud aega ja mille kiirendamisega on Pentagon ajalooliselt väga halvasti hakkama saanud. Merejalaväe vastus Archeri puhul oli peaaegu piinlikult lihtne. Võta C4 plastplahvatusaine ja tavaline elektrooniline sütik. Mõlemal on juba DOD numbrid ja need on juba Ameerika varudes olemas. Tonni kaupa pakitakse C4 ümbrisesse, pannakse sütik tagantpoolt läbi ja keeratakse peale. Kas sees on jalaväe vastu mõeldud killuketas või soomust läbistav laeng, plahvatuslikult vormitud tungur, sõltuvalt sellest, kas sihtmärgiks on jalavägi või soomus. Kuna lõhkepea ise ei sisalda enne kokkupanekut lõhkeainet, polnud tal kunagi vaja oma toodiknumbrit ja merejalaväelased ei pidanud kunagi õppima uut tüüpi lõhkeaine käsitsemist, sest nad harjutavad pidevalt C4-ga. See üksainus lahendus võimaldas merejalaväel viia selle relva eelmise aasta jõuludejärgsest kontseptsioonist Camp Legeunis reaalse lahinglaskmise võimekuseni. Veidi enam kui aastaga, kiiremini kui armeel tihti kulub ühe varuosa järeltellimusest kättesaamiseks. See on selgelt ameerikalik lahendus, kasutades olemasoleva ülemaailmse logistikahela sügavust ja standardiseeritust, et hangete kitsaskohast mööda hiilida, selle asemel, et proovida Venemaad ja Hiinat tootmismahtudes ületada. Teine on häirekindel tänu teadlikult vanakooli analoog- ja fiiberoptilistele juhtimisühendustele. Ukraina elektroonilise sõjapidamise keskkond Venemaa vastu on üks tihedamaid ja kõige keerukamaid maailmas. Ja mõlemad pooled on õppinud, et digitaalsed juhtimis- ja kaamerasüsteemid, kuigi teravamad ja täpsemad, kipuvad kohe rivist välja minema, kui neid segatakse. Archeri platvorm kasutab teadlikult analoogkaamerate juhtimissüsteemi digitaalse asemel, mis segamise korral halveneb järk-järgult. Selle asemel, et kõik korraga välja lülituks, annab see operaatorile veidi rohkem aega drooni koju lennutamiseks või rünnaku lõpetamiseks, isegi vaenulikes elektromagnettingimustes. Tegelikult on Ukraina ja Vene väed samal põhjusel hakanud kasutama fiiberoptilise kaabliga droone, kuna füüsilist juhtmestikku ei saa üldse segada, ning Ameerika üksused katsetavad juba sama fiiberoptilist lahendust fiiberoptiliste Archeri variantidega, mis avalikustati 2025 aasta lõpus. Selle vastupidavuse ühendamine Ameerika palju suuremate investeeringutega elektroonilise sõjapidamise uurimisse ja signaalluuresse, mis on üles ehitatud aastakümnete jooksul palju suurema kaitsesüsteemi raames. Teadus- ja arendustegevuse eelarvega, mis on palju suurem kui Ukrainal või Venemaal kunagi olnud, on see tõeline valdkond, kus USA saab jätkata seda, mida Ukraina alustas, mitte lihtsalt seda kopeerida. Kolmas on autonoomne juhtimine, mis on tegelikult tehisintellekti ja täppistehnika eelis, mida Ameerika Ühendriigid saavad ainulaadsel moel ära kasutada. Ukraina FPV droonid on valdavalt käsitsi juhitavad, mis tähendab, et nende tõhusust piirab üksiku operaatori oskus, kes jälgib analoogvideopilti. Kuid FF7 püüdur, mida F-Drones praegu Ohios ehitab, näitab, kuhu see edasi liigub. Sihtmärgi tabamise lõppfaasis juhib piloot ainult drooni kiirust, samal ajal kui automaatne juhtimine hoolitseb kõige muu eest. See võimaldab odaval lennukikerel ise sihtmärgile lennata täpsusega, mis ei sõltu inimese reaktsioonikiirusest ega närvidest tule all. Sellise pardal oleva autonoomia ühendamine Ameerika pooljuhtide baasi, arvutinägemise uurimiskeskkonna ja palju suurema tarkvarainseneride hulgaga. See on valdkond, kus Ameerika Ühendriigid võivad täielikult käsitsi juhitavatest parvedest mööda hüpata, kuna neil on palju suurem ressurss kui Ukrainal või Venemaal. Neljas on niinimetatud ühendrelvaliikide dekonfliktimise distsipliin, mis kõlab ülemäära tehniliselt, kuid on tegelikult üks droonisõja raskemaid probleeme ja ala, milles USA sõjavägi on 80 aastat oskusi lihvinud. Tuletoetuse koordineerimiseks Ameerika sõjavägi ei käsitle ühesuunalist ründedrooni põhimõtteliselt erinevana F-18 hävitajast, sest mõlemad on surmavad vahendid, mis tuleb eraldada läheduses manööverdavatest oma vägedest. Aga USA-l on juba ulatuslikud meetmed olemas oma teiste õhurünnaku võimaluste jaoks, ning sama põhimõte saab kehtida ka droonide puhul. Ja kuna USA on olnud aeglasem droonide laialdase kasutuselevõtuga, on tal tegelikult võimalus integreerida droonide kasutamine ühendrelvaliikide doktriini juba algusest peale, mitte lisada seda hiljem tagantjärele. Ja viies ning viimane osa on tööstusbaas ise. Ameerika tootmise, pooljuhtide tootmise ja kaitsesektori kapitali tohutu ulatus, millele Ukrainal ei olnud kunagi ligipääsu. Ukraina ehitas sõjaolukorras nullist üles $50 miljardi suuruse droonitööstuse. See on igas mõttes erakordne saavutus. Ameerika Ühendriigid püüavad kasutada selle tööstuse taga olevaid samu tehnoloogilisi ja innovaatilisi aluseid ning viia need otse üle oma kodumaisesse sõjatööstuskompleksi. Välismaailmale näib, et Putinil on Ukrainas käed tööd täis, kuid Kremli sügavustes tehakse juba plaane. Putin tajub võimalust. Ta tunneb end ka meeleheitel. Ja kui see ohtlik kombinatsioon eksisteerib, on Putini vastus alati teha just seda, mida keegi ei taha, et ta teeks. Eskaleerida.
tulemas on eskalatsioon, mida me pole kunagi varem näinud. Nii väidab USA luure, mis ütleb, et Venemaa rünnak NATO vastu on silmapiiril. Selles videos selgitame, miks ja milline see rünnak võib välja näha. Aga kõigepealt, siin on see, mida me luureandmetest teada saime. Uudis tuli välja 8. augustil, et uute USA luureandmete kohaselt plaanib Venemaa testida NATO kollektiivset otsusekindlust, alustades niinimetatud piiratud rünnakut mõne NATO liitlasriigi vastu. Selle rünnaku olemus on loomulikult arutelu teema. Parimad oletused ulatuvad küberrünnakust kuni väikese ulatusega sissetungini riigi vastu, mida Putin võiks pidada NATO liidu nõrgemate hulka kuuluvaks. Kuid ükskõik mis vormis see rünnak ka ei toimuks, mida Putin soovib teha, on testida, kui kindel on NATO otsusekindlus praeguses geopoliitilises olukorras, eriti just seoses NATO põhikirja 5. artikli käivitamisega vastusena sellisele rünnakule. Selle artikli kohaselt on kõik NATO liikmed kohustatud tulema appi igale liikmesriigile, keda rünnatakse tema enda territooriumil. Vladimir Putin vaatab seda artiklit ja küsib endalt, kas see on ikka nii raudkindel, nagu NATO väidab. Venemaa juht hakkab tundma, et on vaja teha katse, väidab USA luure. Ja see katse võib tulla varem, kui keegi oleks arvanud. CNN teatab, et 3 luureülevaatega kursis olevat allikat väidavad, et see Venemaa rünnak võib toimuda järgmise mõne aasta jooksul. Oma raportis pakub Telegraaf välja palju lühema ajaraami. Väljaande väitel ei pruugi rünnak toimuda mõne aasta pärast. See võib olla vaid nädalate küsimus, enne kui Putin laseb valla selle, mida tema ja ta kaaslased on Kremlis või tõenäolisemalt mõnes oma juhtide paljudest punkritest planeerinud. Telegraaf ütleb, et mis iganes Venemaal plaanis on, võib see alata juba sel sügisel, samal ajal kui Kreml kaalub oma järgmisi samme Ukrainas ja mujal. Juba juulis ulatusid need võimalused, nagu nii USA kui ka Euroopa luureandmetest selgus, relvastatud provokatsioonist Poola pinnal, rünnakutest NATO kriitilise taristu vastu ja isegi valelipuoperatsioonideni, mille eesmärk on süü veeretada Ukraina peale ning tekitada lõhesid NATO sees. Üks neist on juba teoks saanud, millest räägime peagi lähemalt. Kuid kui rääkida sellest viimasest luureinfost, siis tekib ilmne küsimus. Milline hakkab Venemaa suur NATO proovilepanek tegelikult välja nägema? Just siin muutuvad asjad segaseks, nagu sageli Venemaa plaanide puhul. Ainus, mida me praegu kindlalt teame, on see, et luureandmete kohaselt on Putin üha enam valmis lubama provokatiivseid tegevusi NATO territooriumil, teatab CBS News. Hübriidtaktikad tunduvad kõige tõenäolisemad. Sellised rünnakud avaldavad NATOle survet, samal ajal kui Venemaa saab neid eitada. Nägime täiuslikku näidet sellest varem augustis Saksamaal. Seal leiti Leipzigis lennujaamas lõhkeainega koormatud droon. Ameerika Ühendriigid on seda drooni hiljem hinnanud ja tuvastanud, et see on Vene päritolu, väitsid ametnikud, kes rääkisid CBS-ile. Kuid just sellist asja saab Venemaa ka eitada. Olenemata sellest, kas droon plahvatas või mitte, Putini kaaslased asuksid kohe end kaitsma. See polnud meie. Saksamaal peab olema probleem terroristidega. Võib-olla kui riik poleks nii Venemaa vastane, ei juhtuks midagi sellist. Vihje, müks. Hei, võib-olla peaks Saksamaa vaatama Ukraina poole. Võib-olla olid nemad. Putini pressiesindajate suust võib tulla sõna otseses mõttes ükskõik mida, et viivitada ja eitada, tekitada segadust ja lõhestada. See ongi Venemaa hübriidsõja eesmärk. Nii et üks võimalus on, et Leipzigis toimunu kordub, kuid Venemaal on ka teisi, veelgi muret tekitavamaid valikuid. Piiratud sissetungi võimalust mainib USA luureraport. Pea meeles, Putini eesmärk on testida NATO reaktsiooni. Hübriidsõda ja kübertaktikad on osa Venemaa plaanidest, kuid need on olnud osa sellest, mida Putin on juba mõnda aega teinud. Tõeline proovikivi seisneb selles, kas käivitatakse artikkel 5, mida me varem mainisime, ja eriti selles, kuidas USA reageeriks Venemaa eskalatsioonile pärast oma kurnavat kampaaniat Iraani vastu. Seda ütleb Heather Conley, kes on Ameerika Ettevõtlusinstituudi vanemteadur. Ta ütleb Wall Street Journalile, et küsimus on selles, kuidas Ameerika Ühendriigid sellisel juhul reageeriksid. Venemaa eesmärk on alati olnud NATO usaldusväärsuse proovilepanek ja Ameerika Ühendriikide eraldamine liitlastest. Sellele reageerimisele pole tõsisemat proovikivi kui sissetung NATO liitlase territooriumile. Eriti kui tegemist on ühega neist liitlastest, keda Trumpi administratsioon peab NATO liikmena, ei ole piisavalt oma osa panustanud. Poolat on mainitud, kuigi keegi ei saa seda riiki süüdistada NATO kohustuste täitmata jätmises. Poola kulutab oma sisemajanduse koguproduktist ehk SKP-st kaitsele rohkem kui ükski teine NATO liige, sealhulgas Ameerika Ühendriigid. 2025 aastal suunas Poola oma sõjaväkke 4,48% SKP-st. Teised võimalikud valikud asuvad Balti piirkonnas. Balti riigid. Leedu, Eesti ja Läti on kõik suhteliselt väikesed ja haavatavad, nagu Guardian välja toob. Provokatsioon ühes neist riikidest, näiteks eraldusmärkideta relvastatud rühmade saatmine okupeeritud territooriumile,
või isegi rünnakud NATO idatiiva vastu oleks tõeline proovikivi organisatsiooni otsustavusele. kui Venemaa kavatseb testida 5. artiklit, siis tundub väikese ulatusega territooriumi hõivamine kõige ilmsem valik. ja Newsweeki andmetel oleks selline katse väga hästi ajastatud, kui see toimub järgmiste kuude jooksul. Stsenaarium on lihtne. Venemaa saadab väed, olgu need märgistatud või mitte, NATO liitlase territooriumile. Eesti või Läti tunduvad kõige ilmsemad valikud, kuna mõlemal on piir Venemaaga. Need väed ei ürita marssida pealinna suunas, nagu Venemaa tegi 2022 aastal Ukrainasse tungides. Selle asemel ületavad nad piiri ja okupeerivad ala, justkui provotseerides Balti riikide vägesid oma kohalolekule reageerima. NATO jaoks tekib dilemma. Newsweek toob välja, et paljud NATO liikmesriigid on lubanud suurendada oma kaitsekulutusi ja tugevdada oma relvajõude. Kuid need lubadused on mitmeaastased ettevõtmised, mis tähendab, et nad ei pruugi olla valmis enesekindlalt reageerima Venemaa jõudemonstratsioonile. Suuremahuline rünnak NATO vastu oleks teistsugune. Siis ei torgiks Venemaa karu lihtsalt, vaid ta lööks seda karu näkku korduvalt, kuni saab hammustada. See ei ole see, mida Putin tahab. Ta teab, et Venemaal oleks raske tulla toime kogu NATO jõuga, samal ajal kui käib sõda Ukrainas. Kuid väiksemahuline maa hõivamine on teine asi. See paneb 5. artikli proovile, sest sunnib NATO liikmeid endalt küsima, kas tõesti tasub mõne ruutkilomeetri piiriala pärast vägesid mobiliseerida. Venemaa ei peaks ka sellise operatsiooni jaoks suurt hulka vägesid pühendama, mis ongi täpselt see, mida Putin vajab, kui nii paljud tema sõdurid on endiselt kinni jäänud. Kõik, mida Venemaa selles olukorras vajab, on haarata väike maatükk ja siis oodata, mida NATO teeb. Putini ideaalses maailmas ei teeks NATO midagi vastuseks. Venemaa kuulutaks selle võiduks. Territoorium ise ei oleks nii tähtis kui see, mida selle kaitsmata jätmine sümboliseerib. Näete, kuulutaks Kreml. See kollektiivkaitseliit, kuhu te oma raha panete, pole teid aidanud. NATO usaldusväärsus oleks täielikult hävitatud, eriti väiksemate riikide seas, kes toetuvad oma kaitses NATO liikmelisusele. Järgnev propaganda- ja desinformatsioonikampaaniad oleksid enneolematul tasemel, tekitades lõhesid, mida Putin NATOs näha tahab. Võib-olla kõlab see kõik ebarealistlikult, kuid USA luure viitab sisuliselt sellele, et Putin usub, et tal on praegu rohkem võimalusi kui kunagi varem pärast seda, kui ta alustas oma sissetungi Ukrainasse. Vene sissetungi võimalust, olgu see siis väiksemas või suuremas mahus, peeti kunagi ebatõenäoliseks. Nüüd see enam nii ei ole. Iga mööduva nädalaga kasvab sellise Putini sammu tõenäosus, väidab USA luure. Kui Venemaa üritab väikest territooriumi haarata, oleks nende strateegiaks viia väed kiiresti sisse, paigaldada elektroonilise sõjapidamise süsteemid, et segada NATO sidepidamist ja paigutada õhutõrjesüsteemid, et muuta õhuruum ohtlikuks kõigile hävituslennukitele, kes üritavad sellest mööda hiilida. See ei ole spekulatsioon. Nagu Newsweek märgib, on NATO aktiivselt planeerinud ja harjutanud selliseks stsenaariumiks sõjamängudes, milles osaleb liitlaste kiirreageerimiskorpus, kes oleks esimesena kohal, kui sellist maahõivet üritataks. Teisisõnu, NATO valmistub selleks, et midagi sellist võiks juhtuda. Siiski põhinevad kõik sõjamängud, mida NATO on läbi viinud, stsenaariumil, kus Venemaa ründab üht Balti riiki aastal 2030. USA luure ütleb, et mis iganes Venemaal plaanis on, võib juhtuda juba selle aasta sügisel. See ongi probleem, millega NATO nüüd silmitsi seisab. Kuid küsimusi on veelgi peale selle, mida Venemaa võib proovida teha. Peamine neist on ka kõige tähtsam. Miks just nüüd? Mis on muutunud Putini mõtetes, et ta on valmis andma loa provokatsiooniks sellises ulatuses, mida me pole varem näinud, ja on valmis proovile panema NATO ajal, mil tema sõjavägi on endiselt Ukrainas kinni jäänud. See, mis Ukrainas toimub, on tõenäoliselt osa vastusest neile küsimustele. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Üks asi, mida me saame USA luure kohta öelda, on see, et Putini poolt NATO reaktsioonide testimine ei ole midagi uut. Provokatsioonid on olnud Venemaa mänguplaani osa Euroopas juba aastaid ning Venemaa on juba hakanud tegevust suurendama, kuigi mitte veel sellisel määral, et saata maaväed kohale. Me mainisime videos varem ohtu Poola vastu. Juuli alguses hoiatasid USA luureagentuurid Poolat, et Venemaa plaanib midagi nende territooriumil, tõenäoliselt rünnakut riigi vastu. Selle rünnaku olemus oli tol ajal spekulatsioonide objektiks. Juuli lõpus võisimegi näha, mida Venemaa oli plaaninud. 30. juulil sisenes Vene rakett Poola õhuruumi. See pole nii haruldane, kui võiks arvata. Rakette on varemgi Poola õhuruumi sattunud, kuid need on pöördunud tagasi Ukraina poole. Kuid seekord oli asi teisiti. Raketi jälgiti, kui see ületas Poola ja Ukraina piiri ning see jätkas lihtsalt teed edasi. NATO ja Poola tõid kiiresti õhuväed välja, mis jälgisid raketti seni, kuni see lõpuks põllule kukkus, jättes endast maha tohutu kraatri, kuid inimohvreid ei olnud. Hiljem tehtud uurimine näitas, et tegemist oli Vene Kh-101 tiibraketiga ning see oli tunginud Ukraina piirilt 90 kilomeetri sügavusele Poola territooriumile. Siin on küsimus usaldusväärsuses.
USA luure hoiatas, et Poolaga juhtub midagi ja siis juhtuski Poolaga midagi. Vladimir Putin tegi ähvarduse teoks, mille kohta USA oli hoiatanud, kuigi sellisel viisil, mis võimaldab Kremlil endiselt süüd eita. Kreml saab väita, et raketi suunas Poola poole Ukraina elektrooniline võitlus. See oli kõik õnnetus. See tundub ebatõenäoline. See oli katse. Ja Venemaa on neid eskalatsiooni käigus palju läbi viinud. Vaid mõned päevad enne seda, kui KH-101 Poola põllule kukkus, tulistasid NATO väed Rumeenias 3 päeva jooksul alla 3 drooni, mis kõik olid tunginud NATO õhuruumi. Kuigi selle eel märkis Atlandi nõukogu juunis, et Venemaa on oma varisõda NATO vastu intensiivistamas, eesmärgiga õõnestada toetust Ukrainale. Mainiti süütamisrünnakuid, mis olid suunatud tollase Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri vastu, samuti sabotaaži, vandalismi ja jälitustegevust, mida viisid läbi Euroopa riikides tegutsevad käsilaste võrgustikud. Seega, kui USA luure ütleb, et veelgi rohkem võib peagi tulla, tuleb seda tõsiselt võtta. Aga ikkagi jääb küsimus, miks just nüüd? See ei ole ainult hirmutamine. See on kõik, mis Putinit huvitab. Ja sellistest hübriidrünnakutest, mida me just mainisime, piisaks Venemaale. Aga Putin otsib võimalust olukorda eskaleerida. Ja üks põhjusi, nagu viitas endine USA suursaadik ÜRO juures John Bolton, rääkides CNN-ile, on see, et Putin võib tajuda Ameerika Ühendriikide poolel teatavat hirmu. Ma arvan, et ta jälgib Trumpi administratsiooni Iraanis väga hoolikalt. Ja mida ta tunneb, on hirm, ütleb Bolton ja lisab. See hirm, et Trump on olukorras, kus tal ei ole valmis lahendust Ameerika tarbijate jaoks bensiinihindade probleemile tanklates. Bolton toob välja, et vahevalimised on vaid mõne kuu kaugusel ja USA on endiselt seotud Iraaniga. Kõnealune hirm seisneb selles, et vahetult enne vahevalimisi satutakse uude konflikti. Kui Venemaa ründab sügisel, seisab USA dilemma ees. Kui käivitatakse 5. artikkel, võib Trump karta pakkuda sellist vastust, mida USA on oma NATO kohustuse tõttu kohustatud andma, sest teise sõtta astumine ajal, mil ta on lubanud, et esimene sõda oleks praeguseks juba lõppenud, võib Trumpi administratsioonile poliitiliselt saatuslikuks saada. Juba aprillis väitis Bloomberg, et operatsioon Eepiline raev pani USA oma vastaste silmis nõrgemana paistma, eriti pärast seda, kui saavutati esialgne relvarahu. Õhurünnakute šokk ja aukartus võisid olla muljetavaldavad, kuid need ei toonud tulemusi režiimi vastu, mis oli valmis oma positsioonidele kindlaks jääma. Lisaks on USA Iraanis ära kulutanud suure osa oma raketivarudest ja tõenäoliselt ei soovi ta astuda uuesti konflikti Venemaaga isegi siis, kui käivitatakse 5. artikkel. Vladimir Putin näeb seda kõike ja võib-olla teab ta, et tal on võimalus taguda rauda, kuni see on kuum ja USA suhtub veel ühte sõtta sekkumise mõttesse jahedalt. Siin on aga veel midagi mängus. Hirm mängib kindlasti rolli selles, mida Vladimir Putin on plaaninud. Kuid Venemaa juhi mõtetes ei ole ainult USA hirm sattuda teise sõtta. Kui USA luureandmed on õiged ja Vladimir Putin plaanib midagi, mis võib hõlmata ka territooriumi hõivamist, siis on see samuti märk sellest, et Putin kardab omaenda rahvast. Ta on meeleheitel, sest ta lubas Venemaale Ukrainas lihtsat võitu, pole seda suutnud saavutada ja vajab nüüd midagi, mis juhiks tähelepanu kõrvale tema läbikukkumiselt. Selles olukorras on NATO mugav tähelepanu kõrvale juhtija, suur kuri hunt, keda Vladimir Putin provotseerib, et õigustada Venemaa sõjalise kampaania eskaleerimist. Endine USA kaitseminister Leon Panetta ütles CNN-ile, et Ukrainas toimuv võib mõjutada tema soovi provotseerida NATO-t veelgi enam. Ma arvan, et Vladimir Putin on frustreeritud, sest ta ei leia väljapääsu olukorra lahendamiseks Ukrainas, ütleb Panetta. Lisades, et ta on saanud kõvasti lüüa ja otsib nüüd muid viise, kuidas Venemaa agressiivsust näidata. Teisisõnu, Vladimir Putin vajab jõudemonstratsiooni, mis näitaks maailmale ja tema enda rahvale, et Venemaa on endiselt oht. Seda jõudemonstratsiooni on vaja. Selle põhjuseks on Venemaa pealetungi kohutav seis Ukrainas. Hoolimata sellest, et Venemaa alustas Ukrainas ulatusliku kevad- ja suve pealetungi, on nende saavutused olnud väga väikesed. Tegelikult kaotas Venemaa nii aprillis kui ka mais Ukrainas territooriumi. Sõjauurimise instituudi ISV andmetel kaotati vastavalt 116,01 ja 281,1 ruutkilomeetrit. Venemaa suutis juunis ja juulis taas mõningast edu saavutada, kuid nende 2 kuu jooksul õnnestus neil ISW andmetel hõivata vaid veidi alla 70 ruutkilomeetri. Ja augusti algus ei paista samuti palju parem. Vladimir Putin on suurendanud Venemaa õhurünnakuid Ukraina vastu, et kompenseerida aeglast edenemist, kasutades ära seda, et Ukrainal on ballistiliste rakettide tõrjerelvadest puudus ning sihib riigi tsiviilelanikke. Üks öine rünnak augustis tappis veel 2 inimest ja vigastas 13. Need ei ole Venemaa jaoks sõjalised võidud, kuid need on kõik, mida Vladimir Putin saab praegu oma katastroofilisest Ukraina kampaaniast ette näidata. Probleem Vladimir Putiniga on selles, et meeleheide ei sunni teda taanduma. Viimases USA luureandmete paketis avalikuks tulnud paljastused näitavad seda selgelt. Venemaa president on kõige ohtlikum siis, kui ta on nurka surutud.
Ta on palju tõenäolisemalt valmis ründama kui alistuma. Ja kui Ukraina vastu suunatud rünnakud ei toimi, otsib Putin uusi sihtmärke. Tal on vaja tähelepanu kõrvale juhtida, et tema rahvas ei mõtleks sellele, kuidas Venemaa kannatab Ukrainas üle. 30 000 kaotuse kuus. Ta tahab, et nad eiraksid Ukraina rünnakutest rafineerimistehaste pihta tingitud põleva kütuse lõhna ja toidupoodides tõusvaid hindu. Putin vajab oma agressioonile toetust ning provokatsioon NATO vastu võib olla viis, kuidas ta selle saab. Putin tahab NATOt proovile panna. Aga tal poleks ka midagi selle vastu, kui NATO reageeriks jõuga. See annaks talle vajaliku ettekäände eskaleerimiseks, mistõttu hakkabki sõda Ukrainas levima üle Ukraina piiride. Putin mängib hasartmängu, kuid tunneb, et tal on mõlemal juhul võidukäsi. Kui ta alustab mingisugust rünnakut NATO territooriumil ja vastust ei tule, saab Putin usaldusväärsuse võidu. Kui tuleb vastus, saab Putin kasutada valeinfot, et müüa Vene rahvale ideed, et NATO teeb lõpuks seda, mida ta on väitnud, ning Venemaa peab mobiliseeruma, et võidelda väljaspool Ukraina piire. Igal juhul saab Putin võimul püsida. Tema meeleheide viib veelgi suuremate katastroofideni. Kuid selles katastroofis võib Putin näha võimalust jääda Venemaa presidendiks. Ja just sellepärast peab NATO muretsema ning võtma USA luureandmeid väga tõsiselt. On ületatud punane joon, kuid see ei ole üks neist Venemaa paljudest kuulutatud punastest joontest, millest igaüks pidi viima eskalatsioonini, mis tegelikult kunagi ei toimunud. Seekord on just Venemaa see, kes on ületanud punkti, kus tagasiteed enam ei ole. Vene rakett on lennanud Poola territooriumile. Reaktsioon on viimane asi, mida Putin kunagi ootas. Poola on teatanud, et on valmis tegema seda ühte asja, mida isegi NATO ja eriti Venemaa on aastaid kartnud. Nad hakkavad Vene rakette alla tulistama. Ainult, et Poola ei piirdu oma territooriumiga. Poola ähvardab hakata Vene rakette hävitama juba siis, kui need lendavad üle Ukraina. 6. augustil andis Poola välisminister Radoslav Sikorski intervjuu Poola raadiole. Küsimustele vastates olid Radoslav Sikorski peas tõenäoliselt ka endise Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnad. Rohkem Patrioti rakette Ukrainale ei tule, kuulutas Mateusz Morawiecki pärast seda, kui selgus, et Poola oli andnud oma Ukraina liitlastele veel Patrioti rakette. Lõpuks küsiti temalt intervjuu ajal nende kommentaaride kohta. Radoslav Sikorskil oli vastus kohe valmis ja ta šokeeris kõiki kuulajaid, kui selle välja ütles. Üha rohkem inimesi sureb, nii et tekib küsimus, kas poleks parem tulistada Vene raketid alla Ukraina kohal, mitte võib-olla hiljem Poola kohal? See on väga tõsise arutelu teema, mis ei tohiks muutuda partei poliitilise rivaalitsemise pantvangiks, ütles Sikorski. Ja just nii on Pandora laegas avatud. Poola välisminister ütles riiklikus raadios, et oleks mõistlikum, kui Poola laseks Vene raketid oma territooriumilt ja Ukraina õhuruumis lihtsalt taevast alla, kui oodata võimalust, et need raketid võivad Poola suunas liikuda. Ära eelda, et halvim stsenaarium Poola jaoks ei võiks kunagi juhtuda, hoiatab Sikorski. Venemaa agressioon ei pruugi piirduda ainult Ukrainaga. Kui Putinil õnnestub edu saavutada, võib ta oma väärastunud ambitsioonid suunata ka teiste endiste Nõukogude Liidu riikide poole. Poola on üks neist riikidest. Ja Poola ei taha uuesti sattuda uue Nõukogude ikke alla. Tuchovski kommentaarid ei ole tulnud tühja koha pealt. Poola välisministril on väga hea põhjus väita, et tema riik peaks tulistama alla Vene rakette Ukraina kohal, enne kui need Poolasse jõuavad. Ja see põhjus viib tagasi ühe juhtumini, mis leidis aset juuli lõpus. Kui Venemaa korraldas järjekordse oma barbaarsest ballistiliste rakettide rünnakust Kiievi ja ümbritseva piirkonna vastu, tappes selle käigus vähemalt 9 inimest, näis üks Venemaa rakettidest eksivat teelt. Selle asemel, et tabada Ukrainat, ületas see rakett Ukraina ja Poola piiri ning jätkas teekonda. Nii NATO kui ta Poola sõjalennukid tõusid õhku ning nad jälgisid raketti, et veenduda, et see ei suundu kuhugi, kus see võiks ohustada inimelusid. Rakett liikus edasi. Selleks ajaks, kui see alla tuli, oli see umbes 90 kilomeetrit Poola territooriumi sees. Hävituslennukid olid oma töö ära teinud. Venemaa rakett plahvatas lihtsalt tühjal põllul, jättes endast maha tohutu kraatri. Aga see juhtum on tekitanud palju küsimusi. Peamine neist, kas Venemaa tegi seda meelega? Poola oli valmis selle raketi alla tulistama, kui see oleks Poola territooriumil ohuks muutunud. Hiljem tuvastati, et see oli Vene K-101 tiibrakett. Ja CNN teatas hiljem, et Poola ja NATO saatsid koos välja 2 hävituslennukit. Helikopteri, varajase hoiatuse lennuki ja õhust tankimise lennuki. Sama väljaanne ütleb, et NATO hävituslennukid olid sõna otseses mõttes sekundite kaugusel Vene raketi õhku tulistamisest, enne kui sai selgeks, et see kukub alla ilma kahju tekitamata. Tundub, et loogika oli, et parem on säästa relvi tulevaseks, ohtlikumaks juhtumiks. Pärast rünnakut avalikustas Poola kaitseministri asetäitja Cezary Tomczyk,
et Venemaa pommitamise ajal jälgiti umbes 2 raketti, mis liikusid Poola suunas. kõik peale ühe maandusid lõpuks Ukrainas. See arv on siiski murettekitav. Rohkem kui 20 Vene raketti oleksid võinud siseneda Poola õhuruumi. Nii et kui otsite Sikorski märkuste konteksti, siis siin see on. Poola välisminister ei ütle niisama, et tema riik peaks Ukraina kohal Vene rakette alla tulistama. Üks neist rakettidest tabas just Poola. Tahtmatult või mitte, muudab see iga Vene raketi, mis Poola suunas lendab, ohuks. Sikorski ütleb, et oht tuleks hävitada, isegi kui see oht on veel Ukraina õhuruumis. See, mida Sikorski välja pakub, on tohutu eskalatsioon. Me võime peaaegu kuulda, kuidas Kremlis juba kaebused kostavad. Mis õigus on Poolal tulistada alla Vene rakette Ukraina kohal? Ohud tulevad. Väiteid eskalatsiooni kohta esitatakse. Vene rakett, mis just Poolat tabas, jäetakse tähelepanuta või väidetakse parimal juhul, et see oli õnnetus. Venemaa üritab hirmutada ja meelitada, mis on mõlemad tavapärased võtted. Aga kui asi puudutab Poolat, peaks Putin eriti muretsema, et Sikorski ja Poola valitsus viivad oma ähvardused täide, sest Poola on varemgi midagi sellist kaalunud. Juba 2024. aasta juulis tuli uudis, et Poola kaalub Vene rakettide allatulistamist Ukraina kohal 2 riigi ühise kaitseleppe raames. Jällegi oli Sikorski selle ettepaneku keskmes pärast juhtumit, kus Vene raketid sisenesid Poola õhuruumi umbes 40 sekundiks, enne kui pöördusid tagasi Ukraina suunas. 2024. aasta läbirääkimistest ei tulnud midagi välja. Kuid nüüd on juhtunud just see tüüpi vahejuhtum, mida Sikorski alati kartis. Ja Poola on praegu rohkem valmis kui kunagi varem Venemaale tema enda rohtu maitsta andma. Poola on juba hakanud oma territooriumil Vene droone alla tulistama, nagu see juhtus 2025. aasta septembris, kui Venemaa saadis ühe päevaga Poolasse 19 drooni. KH-101, mis sisenes Poolasse juuli lõpus, oleks alla tulistatud, kui see oleks kujutanud endast selget ohtu elule või mõnele olulisele rajatisele. Poola jaoks ei ole suur samm laiendada oma allatulistamispoliitikat Ukrainasse, vähemalt mis puudutab Poola kaitsejõudude poolt kaetavat vahemaad. Kuid ühte lihtsat fakti ei saa eitada. Kui Poola selle ellu viib, oleks see selline eskalatsioon, mida Venemaa pole kunagi oodanud ja mida NATO on alati kartnud. Paljud ütleksid, et see on õigustatud. Piotr Voika, kes on Idatiiva instituudi direktor, mis asub Brüsselis, räägib LRT-le. Neutraliseerimine oleks poliitilises mõttes õige vastus, sest venelased mõistavad vastasseisus ainult jõudu. Poola looks ohtliku pretsedendi, kui hakkab Ukraina kohal Vene rakette hävitama. Kuid Kreml saab aru, et Poola on tõsine. Ja ära unusta, et on olnud kuulujutte, et Venemaal on varemgi olnud plaanis mingi vastasseis Poolaga. 3. juulil teatas Telegraph, et USA andis Poolale mitu hoiatust, et Venemaa plaanib Poola pinnal mingisugust relvastatud provokatsiooni, tõenäoliselt selleks, et testida NATO otsustavust. Ütleksime, et raketi kukkumine Poola territooriumile on nii relvastatud provokatsioon, kui üldse olla saab, ja Poola teab seda. Sikorskis sõnad ei ole tühjad sõnad. Poola teab, et Ukraina sõda on jõudnud murdepunkti ja Putin võib pöörata oma tähelepanu NATO liitlastele, et juhtida oma rahva tähelepanu kõrvale sellest, kui halvasti Venemaal Ukrainas läheb. Provokatsioon on aset leidnud. Poola välisminister on vastanud, öeldes, et on aeg, et Poola õpetaks Venemaale ühe õppetunni. Ja kui arutelu toimub ning Poola hakkab Vene rakette hävitama, on see Ukrainale väga suur asi. Selleks on 2 põhjust ja me uurime mõlemad kohe pärast seda meeldetuletust, et te vaatate Soja saadet. Me kajastame iga päev potentsiaalselt murrangulisi sündmusi Ukrainas ja mujal. Seega veendu, et oled tellinud ja sul on teavitused sisse lülitatud, et sa ei jääks millestki ilma. Esimene põhjus, miks see oleks Ukrainale tohutult oluline, on praegu üsna selge. Ukrainal on tõsiseid probleeme Venemaa raketirünnakutega toime tulemisel. Ja mainisime varem, et rünnak, mille käigus Vene rakett sisenes Poola, tappis ka vähemalt 9 inimest Ukrainas. Kahjuks muutub selline statistika üha tavalisemaks. Ja see juhtub seetõttu, et Ukrainal on praktiliselt otsa saanud Patriot-raketid, mida ta vajab end Venemaa ballistiliste rakettide eest kaitsmiseks. Pärast hilisemat rünnakut augusti alguses teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et hukkus 21 inimest, kuna Ukraina ei suutnud peatada ühtegi 24 Venemaa poolt tema territooriumile tulistatud ballistilisest raketist. Ballistiliste rakettide tõrjeraketid oleksid võinud täna nende inimeste elud päästa, ütles Zelenski. Kahjuks ei ole Ukrainal neid tõrjerakette, mida tal vaja oleks. Venemaa kampaania Ukraina tsiviilelanike vastu on just seetõttu eskaleerumas, et Kreml teab, et Ukrainal ei ole seda, mida on vaja Vene rakettide peatamiseks. Patriot-tõrjeraketid on praktiliselt otsas ja neid ei pruugi olla võimalik asendada. USA-l, mis toodab Patriot-tõrjerakette, on väidetavalt alles vaid umbes 800 eelmisest 2300 raketi varust, kuna neid on kasutatud sõjas Iraaniga ja neid ei ole tõenäoliselt kavas Ukrainale müüa. Samas surevad tsiviilisikud umbes
400 neist ainult juulis ja kokku peaaegu 1400 esimese 6 kuu jooksul 2026. aastal, mis on 37% rohkem kui samal perioodil 2025. aastal. Poola on aidanud seal, kus saab. Me mainisime Morawiecki't ja tema väidet, et Poola ei peaks tarnima Ukrainale Patriot-rakette. See väide tehti sellepärast, et Poola on ohverdanud osa oma Patriot-rakettide varudest, et aidata. Poola tarnis 35 Patriot-raketist, mille Saksamaa ja tema Euroopa liitlased andsid Ukrainale märtsis. Morawiecki haaras sellest otsusest kinni, sest Poola juhid tegid ebamõistliku otsuse mitte olla numbrite osas täiesti selged, kui üleandmine toimus. Nüüd teame, et see oli 5. Ja kuigi see ei tundu palju, tähendab see 5 Vene ballistilist raketti, mis ei suutnud oma sihtmärke tabada. Poola loodab nüüd palju enamat teha ja mitte ainult sellega, et Sikorski kutsub üles Poolat tulistama Vene rakette alla Ukraina kohal. Reuters andmetel on Poola teinud ettepaneku töötada koos Ukraina ja USA-ga, et ehitada Patrioti tõrjerakette pärast seda, kui USA president Donald Trump väitis juulis Ankaras toimunud NATO tippkohtumisel, et USA annab Ukrainale litsentsi Patriot-tehnoloogia kasutamiseks. See litsentsi andmine tundub nüüd ebakindel. Trump võttis oma heakskiidu juuli lõpus tagasi, väites, et enne litsentsi andmist Ukrainale tuleb pidada veel arutelusid. Poola pakkumine näitab siiski, et nad on valmis tegema kõik endast oleneva, et aidata Ukrainat õhutõrjerindel, isegi kui see tähendab ühiselt tootmisrajatiste loomist, et Patrioti tõrjeraketid jõuaksid Ukrainasse veelgi kiiremini. See Patrioti olukord on praegu lahtine. Kuid isegi ilma nende tõrjerakettideta on Poola just andnud Putinile sõnumi, et ta ei jää kõrvale ega lase Venemaal teha, mida tahab, olgu see siis Ukrainas või Poola territooriumil. Tulele vastatakse tulega, kui Sikorski saab oma tahtmise, ja on veel teinegi põhjus, miks Sikorski sõnad on Ukrainale suur toetus. Poola ja Ukraina suhted on juba mõnda aega olnud pingelised. Kuigi mõlemad riigid on ühtsed oma eesmärgis takistada Putinil Venemaa laiendamist ja uue Nõukogude Liidu loomist, on Poola ja Ukraina vahel juba mõnda aega hõõrumisi olnud. Juba 2023. ja 2024. aastal keerles see hõõrumine põllumajandustoodete kaubanduse ümber ning osa Poola juhtkonnast tundis väsimust pikaajaliste toetuskulude pärast, mis samuti oma rolli mängis. Siiski puhkes tõeline poliitiline torm juunis, kui Volodõmõr Zelenski otsustas nimetada uue sõjaväeüksuse Ukraina ülestõusuarmee ehk UPA järgi. Poola oli selle otsuse üle maruvihane. Kuigi Ukrainas kiidetakse seda kui osa nende antisovetlikust vastupanuliikumise traditsioonist, oli algne UPA teise maailmasõja ajal moodustatud natsionalistlik üksus, mis põhjustas mujal palju kaost. Poolas ei peetud UPA-d antisovetlikuks rühmituseks. Algne üksus pani aastatel 1943–45 toime Volõnia tragöödia, mille käigus UPA natsionalistid tapsid 10 000 poolakaid. Ajaloolised haavad on sügavad ning Volodõmõr Zelenski otsusele vastas Poola president Karol Nawrocki, võttes Ukraina presidendilt ära Poola kõrgeima riikliku autasu, Valge Kotka ordeni. Selline pingeline olukord oleks pannud Vladimir Putini käsi rõõmust hõõruma. See ongi täpselt see, mida ta näha tahab. Mida rohkem lõhesid suudetakse tekitada, seda parem. Kui see lõhe tekib nime pärast tekkinud pingete tõttu, siis on see tema jaoks veelgi parem. Venemaa saab seda võimendada propaganda ja desinformatsiooniga, mis on suunatud poolakatele. Tõepoolest, Venemaa püüdis seda küsimust kohe ära kasutada, mis ajendas Poola vastupanuvõime nõukogu tegema avalduse seoses desinformatsiooni ja manipuleerivate väljaannete sagenemisega, mis olid hakanud Poola infoväljas ilmuma. Nõukogu sõnul ei olnud UPA esialgse kehastuse poolt toime pandud kuriteod mingi suur saladus, vaid osa raskest minevikust. Siiski ei tähenda Ukraina otsus kasutada seda nime uue üksuse jaoks, et Poola ja Ukraina suhted halveneksid, eriti kui arvestada Putini poolt kujutatavat ohtu. Oma poolt on Ukraina püüdnud leevendada oma nimetusotsuses tekkinud hõõrumisi. Need pingutused näivad ka vilja kandvat. Enamik poolakaid on endiselt vankumatud nii oma toetuses Ukrainale kui ka soovides, et nende valitsus jätkaks koostööd ühe oma riigi tähtsaima liitlasega. 25. juuli raportis, vahetult enne seda, kui Vene rakett Poolasse kukkus, avaldas Poola väljaanne Notes from Poland Poola uurimisasutuse CBOS-i uue uuringu tulemused. See uuring näitas, et 59% küsitletutest arvas, et on õige võtta Zelenskilt Valge Kotka orden ära. Kuid samal ajal 75% ütles, et Poola ja Ukraina peaksid selliste vaidluste asemel seadma esikohale Vene ohu. Ja 80% avaldas arvamust, et Venemaa saab kasu kahe riigi lõhenenud suhetest. Üldine arvamus näib olevat, et pinged tuleb lahendada, kuid esmalt tuleb tegeleda Venemaaga. Lõhestumine, mida Putin soovib näha, ei tohi juhtuda ja seda ka ei juhtu. 6. augustil ütles Ukraina suursaadik Poolas Vassel Bodnar, et diplomaatilise kriisi kõige raskem faas Poola ja Ukraina vahel on nüüdseks möödas. Pinged püsivad, märkis ta,
kuid mõlemad riigid on ühtsed, kui asi puudutab Putini ja tema hullumeelse ambitsiooni luua Nõukogude Liit 2.0 peatamist. Nüüd, hoolimata kõigist neist pingetest, räägib Poola Vene rakettide allatulistamisest Ukraina kohal. Kui Poola selle ellu viib, on see kogu tõestus, mida Putin vajab, et tema desinformatsioonikampaaniad ei tööta, eriti kui Venemaa on piisavalt rumal, et hakata Poolat oma rakettidega ründama. Nüüd on selge, miks Ukraina saab tohutut kasu, kui Poola teeb seda, mida Sikorski ütleb, et tuleb teha. Aga vaatame nüüd laiemast vaatenurgast. Lõppude lõpuks ei mõjuta see otsus ainult Poolat ja Ukrainat. Poola on NATO liige. Just NATO hävitajad saadeti tegelema Poola õhuruumis olnud Vene raketiga. Kui Poola hakkab Vene rakette alla tulistama, eriti Ukrainas, siis juhtub see, mida NATO kartis. Eskalatsioon, kus NATO riik hakkab aktiivselt Venemaale vastu lööma. NATO on aastaid sellist reaktsiooni kartnud, kuid juhtum Poolas toob esile, miks keegi alliansis peab Venemaa vastu rohkem tegutsema. Poola raketikriis peegeldab duaansust, mis NATO sees eksisteerib. Reaktsioon Venemaa raketile oli uskumatult kiire. Venemaa raket viibis Poola õhuruumis vaid 6 minutit, kuid sellest piisas, et NATO ja Poola jõuaksid helikopterid ja lennukid välja saata, et olukorraga tegeleda. Ohu tuvastamine ja reageerimiskiirus ei ole probleemid. Probleem on selles, mis juhtub siis, kui ohule vastu astutakse. Mitte midagi. Me nägime seda juuli lõpus. Venemaa rakett oli sekundite kaugusel allatulistamisest, kuid seda ei tehtud. Kõigepealt pidi toimuma arutelu, sest pole olemas kivisse raiutud poliitikat, mis ütleks, et NATO hävitab kõik Vene objektid, mis tema õhuruumi sisenevad. Poola jälgis lõpuks raketti ja ootas viimase hetkeni, et teha kindlaks, kas see kukub ohutult alla. Tõsiasi, et rakett lõpuks tabas Poolat kohas, kus see ei saanud kahju tekitada, ei ole siinjuures oluline. Oluline on see, et NATO reageeris aeglaselt. NATO oleks võinud seda juhtumit kasutada, et saata kollektiivne sõnum Putinile. Seda, mida Venemaa Poolas tegi, ei tolereerita. Selle asemel on Venemaa nüüd õppinud, et raketti, mis lendab 90 kilomeetrit NATO liikmesriigi õhuruumi, ei tulistata alla, kui NATO ei pea seda täiesti vajalikuks. See ei ole õppetund, mida NATO tahaks, et Putin südamesse võtaks. Venemaa juht jätkab torkimist ja provotseerimist. Tulemas on veel katseid, et näha, kui kaugele NATO on valmis minema, et vältida eskalatsiooni. Hirm Venemaa vastulöögi ees on NATOs olemas ja Putin suudab selle välja nuusutada. Sageli räägitakse palju, aga tegutsetakse vähe. Jällegi teatas NATO, et pärast Poolas juhtunut võetakse kõik vajalikud meetmed oma territooriumi kaitsmiseks. Aga Sikorski esitab nüüd võtmeküsimuse. Kui palju on liiga palju? 2025 aastal testisid Vene õhuvahendid NATO õhuruumi 18 korral, mis tähendas 200% kasvu. Olukord läheb ainult hullemaks. Juulis oli NATO sunnitud hävitajaid õhku tõstma üle 2 korra sagedamini kui sama kuu jooksul 2025 aastal. Tol aastal alanud kasv on jätkunud ka. 2026. aastal ning Vene rakett, mis tabas Poolat, on tõestuseks, et Putin jätkab piiride kompamist seni, kuni talle vastu hakatakse. Poola tahab olla see riik, kes astub vastu viisil, mida NATO poleks kunagi oodanud. Vähemalt nii väidab Sikorski. On väga selge, et kui Poola soovib hakata tulistama Ukraina kohal Vene rakettide pihta, peab ülejäänud NATO selle lähenemisega ühinema. 7. augustil teatas CNN, et USA luure hoiatab taas, et Putin plaanib rünnakut NATO liikmesriigi vastu, tõenäoliselt järgmise paari aasta jooksul. Putin on mees, kes mõistab jõudu ja reageerib sellele. Heidutus enam ei toimi. Putin peab õppima, et NATO hammustab, kui Venemaa jätkab torkimist ja provotseerimist. Poola poolt Ukraina kohal rakettide allatulistamine oleks nii jõhker vastulöök, et Putin oleks sunnitud taanduma. Venemaal pole 2026. aastal hästi läinud. Nende maismaa operatsioon on takerdunud. Kevadine ja suvine pealetung on juba läbi kukkunud. Ja Putin on sunnitud tunnistama, et Ukraina muutub järjest tugevamaks, samal ajal kui Venemaa nõrgeneb. Ja siis tulid kohale Prantsusmaa ja Saksamaa. Mõlemad on just teinud Ukraina jaoks midagi tõeliselt pöörast. Me räägime droonidest, hävituslennukitest ja mõnest kõige olulisemast raketist, mida Ukraina võiks endale saada. Kõik see on tulemas ja Putin on hirmul. Ta teab, et tema sõda on praktiliselt juba läbi. Nüüd on 2 Ukraina partnerit just viinud Ukraina selle lõplikule lõpetamisele lähemale. Alustame Saksamaast. 13. juulil teatas Reuters, et Saksamaa rahastab 50 000 ründedrooni, mida kasutatakse rindejoonel Vene vägede ja varustuse hävitamiseks. Uudis ei pärine ei Ukraina ega Saksamaa kaitseministeeriumist. Mõlemad on sellel teemal vaid allikast, kes on toimuvaga kursis. See allikas, kes näib olevat USA kaitsetehnoloogiafirma Altherion tegevjuht Lawrence Meyer, ütleb, et see tehing on suurim droonide ost, mille mõni lääne valitsus on Ukraina jaoks teinud.
Alterionise droone ei tarnita, kuid nad arendavad tehnoloogiat, mida droonid kasutavad sihtmärkide autonoomseks jälgimiseks ja tabamiseks oma lennu viimases faasis. Meier ütleb, et Ukraina uute droonide leping on väärt $103 miljonit ning selle on rahastanud üks Euroopa riik. Kuidas me teame, et see riik on Saksamaa? Skyfall ütleb seda. Ukraina droonitootja, kes kasutab oma ründedroonides Alterioni tehnoloogiat, on kinnitanud Saksamaa osalust 50 000 drooni ostmises. Kuigi nad ütlevad, et ei saa täpsemalt kommenteerida peale ostetud drooni tüübi nimetamise. Shrike. Üks parimaid lühimaadroone, millele Ukraina ligi pääseb. Shrike on midagi erilist. Ja seda ei arva ainult Ukraina. Juba märtsis viis Pentagon läbi programmi, et teha kindlaks, millised droonid sobivad kõige paremini Ameerika uue droonide ülekaalu programmi jaoks. Shrike tuli kindlalt esikohale, kogudes testides, kus muuhulgas hinnati löögitäpsust 2,5 kuni 10 kilomeetri kaugusel. Teise koha droonist 10 punkti rohkem. Droonid tegutsevad linnakeskkonnas mitme sihtmärgi vastu. Ukraina jaoks tähendab 50 000 sellise drooni rindele saatmine Venemaale valu. Shrike'ist on 2 versiooni. Väiksem, 17,78 sentimeetrine versioon suudab kanda 1,5 kilost kasulikku koormust. Pole küll tohutu, aga sellest piisab, et hävitada sõdureid ja soomusmasinaid. See suudab saavutada maksimaalseks kiiruseks 100 kilomeetrit tunnis, mille eest on raske ära joosta, ning selle tegevusraadius on 30 kilomeetrit. See teeb sellest suurepärase täienduse Ukraina droonidest kubisevatesse tapatsoonidesse. Suurem versioon lisab seadmele umbes 7,6 sentimeetrit, mis võimaldab kasulikku koormust kahekordistada. Kui lisada sellele veel 20 kilomeetrit tunnis kiiruse tõus, siis see Shrike'i versioon on Vene sõdurite jaoks veelgi hirmuäratavam. Ja siin on ka autonoomsus, mida mainisime. Tänu Alterioni tarkvarale suudab Shrike oma lennu lõppfaasis sihtmärke iseseisvalt jälgida ja rünnata. Hiljuti avalikustatud tehing on juba hästi käimas. Maia ütleb, et mõned Saksamaa poolt Ukrainale ostetud Shrike'i droonid on juba rindel ja külvavad kaost. Ülejäänud droonid jõuavad Ukrainasse aasta lõpuks, mil need paratamatult põhjustavad Venemaa kurnatud vägedele veelgi rohkem surma ja hävingut. Kõik see kõlab muljetavaldavalt, eks? Hallasi on see, et 50 000 kõige hirmuäratavama drooni saatmine Ukraina sõja rindele on tühiasi võrreldes sellega, mida Prantsusmaa just Ukraina heaks tegi. Keegi ei näinud seda ette, eriti mitte Putin. Prantsusmaa vaatas sisuliselt Saksamaa panust ja ütles, see on tore, aga hoia mõõlut. Prantsusmaa nägi Saksamaa droone ja tõstis panuseid hävitajate ja rakettidega. Me käitume nagu see oleks mingi võistlus, aga tegelikult teevad nii Prantsusmaa kui ka Saksamaa Ukrainale suuri tegusid. Lihtsalt Prantsusmaa teade on tohutu. Pärast 2. juulil Pariisis toimunud tahteliste koalitsiooni kohtumist teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et Prantsusmaa annab Ukrainale Rafale hävituslennukeid. Seda me juba teadsime. Prantsusmaa lubas juba veebruaris saata Ukrainale 100 Rafale'i, aga siis tuli Macron välja tõelise pommuudisega. Lisaks hävituslennukitele annab Prantsusmaa Ukrainale ka litsentse, et Ukraina saaks ise toota Aster 30 õhutõrjerakette, Scalp pikamaa tiibrakette ja ASM Hammer juhitavate pommide komplekte. See teade tuli pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et USA annab Ukrainale litsentsi Patriot-rakettide tootmiseks ja see on tõeliselt suur asi. See tähendab, et Ukraina ei pea enam lootma sõjalisele abile, et saada kõiki neid olulisi rakette ja pommikomplekte. Nüüd saab Ukraina neid ise toota, toetudes omaenda kaitsetööstusele, mis on pärast Putini sissetungi oluliselt kasvanud. Siin on üksikasjad. Rafale'i hävitajad ei jõua kohale kohe, nagu Macron ütleb. See hõlmab projekti, mille käigus hangitakse 16 Rafale'i lennukit ja nende relvasüsteemid. Esimesed lennud võivad toimuda juba 2028. või 2029. aastal ning personali väljaõpe algab lähikuudel. Nii et Ukraina veedab järgmised kuud oma pilootide ettevalmistamisega hävituslennuki jaoks, mis saabub alles paari aasta pärast. Sarnast protsessi nägime ka siis, kui Ukraina sai F-16 lennukid. Ja kuigi see võib tunduda viivitusena, mis pole Ukrainale ideaalne ning mõnes mõttes seega on nii, siis Prantsusmaa lubadus saata lennukeid alates 2028 aastast on samuti märk usaldusest. See on sõnum Putinile, et Ukraina on olemas ja võitleb ka aastate pärast. Teisisõnu, ei Venemaa, sa ei võida seda sõda. 2028 aastaks. Sa ei võida seda üldse. Mis puudutab litsentse, siis oli vihjeid, et see hakkab juhtuma. 30. juunil teatas Euronews, et Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov oli avaldanud, et Ukraina ja Prantsusmaa vahel käivad läbirääkimised võimaluse üle anda Ukrainale Scalp-tüüpi rakettide litsents. Tõepoolest, edusamme on, kuid on veel liiga vara midagi kindlat öelda.
sest tegemist on keerulise protsessiga, mis puudutab üldiselt intellektuaalomandit, tootmise avamist ja nii edasi. Selles osas on teatud bürokraatia, ütles Fedorov tol ajal. Nüüd, umbes 2 nädalat hiljem, on kõik takistused, mis varem eksisteerisid, kõrvaldatud. Scalp jõuab Ukraina tehastesse ning sellega koos tulevad ka õhutõrjeraketid ja pommide juhtimiskomplektid, mis kõik on Ukrainale äärmiselt väärtuslikud. Kui oluline see Ukraina jaoks on, ei saa üle hinnata. Juba ainuüksi intellektuaalomandi poole pealt tähendab see, et Prantsusmaa koos nende relvade tootjatega tunnistab, et nad ei suuda Ukraina nõudlusega sammu pidada. Selle asemel, et lihtsalt öelda Ukrainale, et nad ise hakkama saaksid, jagavad nad oma saladusi ainsa riigiga, mis on Venemaa vastu võitluse eesliinil. Võitluse, mis paljude eurooplaste arvates levib, kui Ukraina ei võida. See, mida me siin näeme, on tõeline partnerlus. Prantsusmaa on andnud Ukrainale juurdepääsu mõnele oma kõige olulisemale relvale. Mis puudutab relvi endid, siis kõigil neil on ajalugu, mis näitab, miks Ukraina neid üldse soovib. Võtame näiteks Asteri raketid. Neid kasutatakse SAMP-T õhutõrjesüsteemis, mis on Ukrainal juba olemas ja mida on väga edukalt kasutatud. 2025 aasta märtsis kasutas Ukraina SAMP-T süsteemi, et alla tulistada üks Suhhoi hävituslennuk. Näiteks Su-27 või Su-35. Mis toob esile selle süsteemi kui võtmetähtsusega vahendi, mida Ukraina saab kasutada oma õhuruumi turvalisena hoidmiseks. SAMP-T on ka kõige lähedasem ekvivalent Patriot õhutõrjesüsteemile. Euromaidan Press toob välja, et see suudab ballistilisi rakette tõrjuda 25 kilomeetri kaugusel ning teisi aerodünaamilisi sihtmärke tabada kuni 150 kilomeetri kaugusel. Ukraina väljakutseks on alati olnud varud. Aster tuudab aastas kuni 100 Aster 30 raketti, kuigi plaanib tõsta tootmist. 2028 aastaks 300 raketini aastas. See pole Ukrainale piisav kogus ega tule piisavalt kiiresti. Nüüd, kui Ukrainal on litsents, saab ta ise oma tootmisvahendeid kontrollida. Scalp-raketid, mida kutsutakse ka Storm Shadowks, on olnud Ukraina jaoks võtmetähtsusega Musta mere laevastiku hävitamisel ning need on ka laastavalt võimsad raketid, mis sobivad ideaalselt rünnakuteks piirialadele. Ja Ukraina on kogu sõja vältel kasutanud ASM Hammeri pommikomplekti, kusjuures Prantsusmaa on juba lubanud tarnida vähemalt 600 sellist pommi aastas. Nüüd saab Ukraina mõlemaid relvi rohkem ning võib neid ehitada vastavalt vajadusele. On ainult üks sõna, millega saame kirjeldada, milline meeleolu peab praegu Kremlis valitsema. Hirm. Saksamaa ja Prantsusmaa on Ukraina heaks teinud midagi tõeliselt pöörast ning Putin teab seda. Venemaa on hirmul. Venemaa teab, et see, mida me just nägime, muudab mängu mitmel tasandil ja me selgitame kohe, mis need tasandid on. Kõigepealt, see on The Military Show. Kui sa pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et näha ka edaspidi meie videoid. Tuleme tagasi ründedroonide juurde. 50 000 kõige täpsema ja surmavama automaatse drooni varu, mis Ukrainal arsenalis on, tähendab Vene sõduritele rindel veelgi rohkem surma. Ja pole ju nii, et need sõdurid poleks juba niigi piisavalt surma kogenud. Ainuüksi juunis kandis Venemaa 39 490 kaotust, mis on tublisti rohkem kui tema hinnanguline igakuine värbamine, ehk 24 000 kuni 30 000 sõdurit, teatab Al Jazeera. Kõik need kaotused on nii aeglase edenemise hind, et Venemaal kulub umbes 14 aastat, et lõpuks Ukraina Donetski kaitseliinid murda. Droonid on kõigi nende surmade peamine põhjus. Hudsoni instituut märgib, et hinnanguliselt põhjustavad droonid kuni 80% kõigist rindel toimuvatest kaotustest. Nii et Saksamaa pole lihtsalt ostnud Ukrainale mingit suvalist relva rekordilise summaga. Ta ostab täpselt seda tüüpi relva, mida Ukraina vajab, et tõsta Venemaa kaotuste arvu rindel hüppeliselt. Lisaks annavad need 50 000 Shrike'i drooni Ukrainale arvulise ülekaalu Venemaa ees. Palju on räägitud sellest, et Venemaa suudab sõtta tuua rohkem sõdureid kui Ukraina, kuid inimjõud ei ole enam nii oluline kui varem, sest droonidest on saanud selle sõja peamine relv. Praegu on Ukrainal Venemaa ees FPV droonides 1,5-kordne arvuline ülekaal. Neid kasutatakse rindel ja selle lähedal. Saksamaa lisas just Ukraina varudesse 50 000 Shrike drooni. Sellega lahendab ta ka üle $100 miljoni suuruse tehingu, mille Ukraina oleks pidanud niikuinii tegema. See on selle droonitehingu vähe kajastatud aspekt. Iga kord, kui mõni teine riik ostab Ukrainale droone, säästab see Ukrainale miljoneid dollareid, mida saab kasutada teiste relvade tootmiseks Venemaa vastu. Kes teab, võib-olla kasutatakse just säästetud raha Aster 30 rakettide tootmiseks, mille ehitamiseks Prantsusmaa on just andnud litsentsi. Kõigist asjadest, mida Prantsusmaa ja Saksamaa on Ukrainale andnud, võib see raketilitsents olla Venemaa jaoks kõige hirmutavam. Mitte sellepärast, et need relvad suudaksid otseselt Vene sõdureid kahjustada. Selleks neid ei ehitatagi.
Need suudavad alla tulistada lennukeid ning tegeleda ballistiliste ja tiibrakettidega, mida Venemaa on peaaegu iga päev Ukraina pihta tulistanud. Raketirünnakute puhul on see üks selge eelis, mis Venemaal Ukraina ees veel on, kuna ta tulistab võimsaid rakette nii sõjaliste objektide kui ka Ukraina linnade pihta. Zelenski pole varjanud, et tema arvates muudaksid täiendavad õhutõrjesüsteemid olukorda Ukrainas kardinaalselt. Ta on kogu sõja vältel survestanud Ukraina NATO liitlasi, et saada rohkem rakette, olgu need Patriotid, Aster 30 või midagi muud. Ankara NATO tippkohtumisel, kus Trump teatas Patrioti litsentsi andmisest, kordas Zelenski oma üleskutset öeldes: "Me suudame kõik muu ise ära teha, aga õhutõrje osas vajan oma partnerite otsustavust." See järgnes Vene raketirünnakutele, mis sihtisid Kiievit 2 korda 1 nädala jooksul, tappes selle käigus üle 50 tsiviilisiku. Tõepoolest, Venemaa raketid on ainus probleem, mida Ukraina ei suuda oma leidlikkusega lahendada. Me näeme seda tõrjeprotsentides. Juunis saavutas Ukraina kõigi õhust tulevate ohtude vastu 89,4% tõrjemäära. See kõlab esialgu hästi, kuid neid numbreid toetab tugevalt Ukraina edu Venemaa ründedroonide ja teiste raketitüüpide, välja arvatud ballistilised raketid vastu. Kui rääkida Venemaa ballistilistest rakettidest, suutis Ukraina peatada vaid 40% neist, mille Venemaa välja tulistas. Ukraina õhutõrjes on selge puudujääk, mida Venemaa on ära kasutanud, kuna Ukrainal on tekkinud õhutõrjerakettide puudus. Zelenski kutsub Ukraina partnereid üles rohkem rakette andma, see üleskutse ei muutu. Aga nüüd on Ukrainal Aster 30 litsents, koos peagi saabuva Patrioti litsentsiga. Lõpuks saab ta selle ühe olulise osa oma sõjast Venemaa vastu ise ära teha. Ukraina sai oma partneri otsusekindluse kätte, jah. Ja Venemaa jaoks tähendab see Aster 30 litsents, et ainus edukas rünnakutee, mis tal on, saab piiratud niipea, kui Ukraina suudab tootmisliinid tööle panna. See hirmutab Putinit. Kui ta ei suuda oma sõjakuritegudega Ukraina rahvast alistuma sundida, jääb tal üle loota vaid sõjaväele, mille sõdurid surevad massiliselt ega suuda mingit tegelikku edu saavutada. Sellisel juhul on Venemaa aga kõik. Ja ära unusta, et on olemas ka Scalp ja ASM Hammeri litsentsid. Oleme juba rääkinud, miks need relvad on olulised, aga uurime seda teemat veidi põhjalikumalt. Scalp on õhust lastav tiibrakett, mis on mõeldud statsionaarsete ja kindlustatud sihtmärkide hävitamiseks. Rakett lendab madalal kõrgusel ja võib saavutada kõrgeid allhelikiirusi kuni Mach 0,95, mis teeb selle tabamise erakordselt keeruliseks. Scalp suudab lennata umbes 250 kilomeetrit ja toimetab kohale 450 kilogrammise Broach läbistava lõhkepeaga. See lõhkepea töötab mitmes etapis, läbistades esmalt sihtmärgi ja seejärel toimetades plahvatuslaengu kõigele, mis selle sees on. Sellepärast on Ukraina kasutanud seda laevade ja punkrite ründamiseks. Läbista kõigepealt, siis hävita kõik, mis sees on. See on Scalp-raketi tegutsemisviis. ASM Hammerid tekitavad Venemaale sama palju muret, neid kirjeldatakse sageli lihtsalt kui pommi. Tegelikult on ASM Hammer palju enamat. Army Recognition kirjeldab seda kui nutikat õhk-maa-kaugrelva ning sisuliselt on see modulaarne pommikomplekt, mis suudab muuta tavalised juhitamatud pommid täppisjuhitavateks laskemoonadeks. Seda saab kinnitada juhitamatute pommide külge, mille kaal on 125, 250, 500 või 1000 kilogrammi. Põhimudel Hammer kasutab sihtmärgini jõudmiseks GPS-i ja inertsiaalset navigeerimist. Hilisemad versioonid lisavad sellele infrapuna isejuhtimise ja laserjuhtimise. Tõenäoliselt saab Ukraina litsentsid kõigi Hammeri tüüpide tootmiseks, mis annab neile erakordse paindlikkuse nende relvade kasutamisel, et tugevdada keskmaa rünnakukampaaniat, mis juba praegu hävitab Vene logistikat ja juhtimisstruktuure tagalas. Hammer-komplekti raketimootor suurendab juhitamatu pommi lennuulatust enam kui 70 kilomeetri võrra ning erinevad juhtimissüsteemid annavad 1–10 meetri tõenäolise ringhälbe. Nii saab Ukraina nii jõudu kui ka täpsust, täpselt nagu Storm Shadow puhul, kuid seekord teise eesmärgi nimel. Mõlemad need relvad on Ukrainale eluliselt tähtsad. Vene uudisteagentuur TASS teatab, et Ukraina on märtsi seisuga kasutanud Venemaa vastu juba üle 500 Scalp, Storm Shadow ja Ameerika päritolu Attack Missiles raketi. Ja tõenäoliselt oleks ta kasutanud neid palju rohkem, kui tal neid oleks olnud. Umbes pooled neist, üle 500 rünnakust, viidi läbi Scalp ja Storm Shadow rakettidega. 120 aastal, 2023, 90 aastal, 2024 ja 45 aastal, 2025. Siin on näha langustrendi, mis näitab, et Ukrainal on varude probleemid. Enam mitte. Uue litsentsiga saab Ukraina ehitada nii palju Scalp-rakette, kui suudab endale lubada. Mis puudutab ASM Hammereid, siis mainisime varem, et need on juba osa Ukraina poolt Venemaa vastu alustatud keskmaa rünnakukampaaniast. Rohkem neid pommikomplekte tähendab võimet toimetada kuni 1000 kilogrammi kaaluvaid pomme, lisaks kõigile keskmaa ründedroonidele, mida Ukraina kasutusele võtab. Venemaa jaoks on nüüd kõik läbi.
Ja siin on põhjus. Mainisime varem, et Venemaal kulub Donetski vallutamiseks praeguse edenemistempo juures 14 aastat. Sõjauuringute instituut toob esile, kui aeglane see edenemine tegelikult on. Nii aprillis kui mais kandis Venemaa territoriaalseid kaotusi, kokku peaaegu 400 ruutkilomeetrit. Seega pole tegemist üldse edenemisega. Venemaal õnnestus juunis trendi pöörata, kuid vaid 30,02 ruutkilomeetri võrra. See on sissetungi kontekstis praktiliselt mitte midagi. Ja see tühine edenemistempo toimub sellepärast, et Ukraina jätkab Vene tagala ründamist. Mida võimaldavad Ukrainal teha Scalp ja ASM Hammerid? Lüüa seda tagalat veelgi tugevamalt. Putini jaoks tähendab see rohkem nõrkust rindel ja rohkem probleeme tagalas, millega tuleb tegeleda. Ja pea meeles, et Shrike'i droonid hakkavad eesliinil kahju tegema. Aster 30 raketid taevas võtavad Venemaalt ära eelise kaugmaarakettide vallas. Ja väljavaade, et 2028. aastal saabuvad Rafali hävituslennukid, mis laiendavad Ukraina õhuvõimekust. Kõik see tähendab midagi väga lihtsat. Venemaa jääb maha ajal, mil Ukraina muutub järjest võimsamaks. Saksamaa ja Prantsusmaa on siin tegelikult loonud Ukrainaga sügavamaid partnerlussuhteid ajal, mil Venemaa jääb tehnoloogiliselt maha ning tema nafta ja inimressursid kahanevad. Kulumissõda, mille Putin alustas, on talle endale vastu hakanud. Nüüd on eelis Ukraina käes. Ja nüüd, kui Putin teab, mis Prantsusmaalt ja Saksamaalt tulemas on kõik läbi. Venemaa president ei pruugi seda tunnistada. Ta võib olla oma enda sõjas nii lõksus, et ei suuda kaotust tunnistada, kuid ta teab, et Ukraina saab rohkem droone ning võime ehitada arenenud relvi, mis suudavad vastu seista kõigele, mida Venemaa üritab teha. See on tema plaanide jaoks kohutav. Hoiatust kõlavad üle kogu Euroopa. Punased lipud on kõigile näha. Venemaa plaanib midagi kurja kuulutavat Balti piirkonnas ja võib-olla on just Eesti see, kes saab Putini agressiooni sihtmärgiks. Mis juhtub, kui Venemaa tungib Eestisse? See on küsimus, millele me siin vastame, kui vaatame võimalikku sissetungi stsenaariumit tund-tunnilt. Mida teeb Venemaa? Kuidas reageerib NATO? Kas Eesti on selleks kõigeks valmis? Jää meiega, kui alustame sissejuhatusega. Hoiatusmärgid olid kõik olemas, sõna otseses mõttes. Alles juunis andsid USA Poolale hoiatuse, et Venemaa plaanib mingisugust provokatsiooni, sealhulgas võimalikku sissetungi. Poola kuulas, kuid tõeliselt võtsid seda tõsiselt Balti riigid, kui Poola peaminister Donald Tusk hoiatas, et tulevad kuud võivad olla kriitilised ja hirm Venemaa eskalatsiooni ees oli tuntav. Venemaa võib proovida midagi Poolas, kuid tõeline oht ähvardab Lätit, Leedut või Eestit. Viimane teadis liigagi hästi, et Venemaa plaanib midagi. Mida täpselt, seda ei teatud, kuid oli alanud jõudude koondamine, mis muutis Eesti valvsaks. Ukraina president Volodõmõr Zelenski oli juba korduvalt väitnud, et Balti riigid on järgmised Putini sihtmärgid. Need väited võisid koostööd kahjustada. Kuid kui Eesti nägi rohkem märke, pidi ta tunnistama, et hoiatustel oli alust. 2026 aasta juuni lõpuks oli Eesti märganud Vene tankereid, mis pidid vedama veeldatud maagaasi, kuid olid relvastatud kuulipildujatega ja liivakottidega varustatud Läänemerel. Võib-olla kaitseks kinnipidamise eest. Eesti saab sellest peagi teada. Venemaa peatas juuli alguses kogu liitluse raudteepiiripunktides Lätis, Soomes ja Eestis, tõenäoliselt selleks, et takistada Vene tsiviilisikutel tahtmatult Eestisse sattumast. Hoiatust polnud alusetud. Vaid mõni kuu hiljem tungis Venemaa sisse. Esimene tund. See algab rakettide ja droonidega, mitte jalaväe ja tankidega. Need viimased ootavad. Venemaa oli sissetungile eelnenud kuudel rajanud Balti piiridele taristut, mis mahutaks tuhandeid sõdureid. Nad tulevad. Aga esmalt seisab Eesti silmitsi rünnakuga just nagu need, millega Ukraina iga päev toime tuleb. Iskanderi ja Oreshniku raketid tabavad Tallinna ja teisi Eesti linnu, samal ajal kui 100 Vene Shahed-tüüpi droonid tungivad peale. Eesti nägi seda kõike ette. Õhu- ja maapealne seire oma piiridel tuvastas droonid ja raketid. Kuid ilma Ukraina suurte tõrjedroonide varudeta oli Eestil raske peatada Venemaa Shahed-tüüpi droone. Ja kuigi riik oli eraldanud $1,2 miljardit kaasaegse õhutõrjesüsteemi, tõenäoliselt Patrioti ostmiseks, polnud see jõudnud õigeks ajaks, et rakette peatada. Esialgse Vene rünnaku lõpuks olid 100 Eesti tsiviilisikud surnud. Seejärel hakkas Venemaa saatma sisse vägesid ja tanke. Alguses väikesed infiltratsiooniüksused. Eesti vastab oma enda sõduritega, kuid teab, et aeg on käima pandud. Kui Venemaa eskaleerib, on Eesti ülesanne vastu pidada nii kaua kui võimalik, kaitstes end Venemaa eest nii hästi kui suudab, kuni tema NATO-liitlased suudavad end kokku võtta. Eesti teab, et ta ei võida otseses lahingus. See pole aidanud, et USA otsustas viia Eestist ära üle 500 oma sõduri, nimetades seda suverotatsiooniks. Eesti ei teadnud, millal need sõdurid tagasi tulevad ja nüüd on juba liiga hilja.
Kui Venemaa rünnak oleks põhjustanud ühegi ameeriklase kaotuse, oleks Eesti saanud kindla USA vastuse, mis oleks Venemaa kiiresti peatanud. Praegu on riigil armee, milles on 7700 tegevteenistujat ja 230 000 reservväelast, et astuda vastu Vene väele, mis võib ulatuda üle 3 miljoni, kui Putin mobiliseerib ja paneb kõik Venemaa ressursid oma viimasele sissetungile. Asjad pole veel nii kaugele jõudnud. Kuid sissetungi eskaleerudes teab Eesti, et loendus on alanud. Uuringud on näidanud, et Venemaal kuluks kõigi Balti riikide vallutamiseks vaid 90 päeva. Tallinn võib langeda palju kiiremini, võib kuluda vaid 60 tundi, enne kui Venemaa tankid jõuavad Eesti pealinna. Ülesanne on hoida rindejoont. Eesti armee asub tööle. Järgmised 23 tundi. Ametnikud üle kogu Euroopa hakkavad kiiresti tegutsema. Paljud olid oodanud, et Vene rünnak tuleb mingil hetkel, aga mitte veel. Ukraina oli hoiatanud, et see juhtub alles 2027. aasta alguses. Saksamaa arvas, et Venemaa on valmis 2029. aastaks, kuid rünnak tuli varem, kui keegi oodata oskas. Ja kogu Euroopa, eriti need riigid, kes on koos Eestiga NATO liikmed, teavad, et kutse on kohe tulemas. Et nad võitleksid koos oma liitlasega, idarindel, mis on just kujunenud. Samal ajal võitleb Eesti oma elu eest. Kui valmistutakse 5. artikli käivitamiseks, lendavad droonid ja raketid endiselt ning Venemaa maismaa sissetung muutub üha suuremaks. Väikesed sissetungijate üksused arenevad suuremateks üksusteks tankide ja soomukitega. Eesti vastab sellele, tõmbudes kaitsele ja püüdes oma kindlustusi hoida. Selleks kaevati kaevikud juba varem. Eesti droonid tõusevad õhku ning Eesti soomukid lähevad Vene sissetungijatele vastu. HIMARS-i raketiheited lastakse käiku. Eesti ostis 2026 aasta aprillis veel 3 sellist raketiheitet ning need muutuvad võtmetähtsusega relvadeks pikamaa strateegias, millega Eesti lööb Venemaad tagalas, kui rindejoon laieneb. Sellest ei piisa, et Venemaad peatada. See aeglustab vaid Putini vägesid. Siiski teab Eesti, et tal on varuks trumbikaar, mis annab talle traagilise, kuid väga reaalse lootuse kiireks NATO reageerimiseks. USA väed võivad olla välja viidud. Siiski on Eestis NATO vägesid ka teistest riikidest juba. 2024 aastal määras Ühendkuningriik Eesti kaitseks brigaadi ning Briti sõdurid leiavad end nüüd sõja eesliinil Venemaaga. NATO täiustas juulis ka oma õhuturbemissiooni nii Eestis kui Leedus, mis tähendab mitte ainult seda, et hävitajad on tõusnud õhku Venemaa droonide ja rakettide vastu, vaid ka seda, et teised välisriikide sõdurid, kes on NATO liikmesriikide kodanikud, võitlevad Eestis Venemaa vastu. Eesti ei soovi, et see juhtuks, kuid ükskõik millise välisvägede sõduri kaotus töötaks Eesti kasuks, kuna see tagaks NATO palju kiirema reageerimise. 24 tundi hiljem. Artikkel 5 on ametlikult käivitatud, mis on võib-olla kõige olulisem artikkel kogu NATO hartas. Artikkel 5 kutsub NATO liikmeid üles abi andma igale liikmele, keda rünnatakse tema enda territooriumil. Ja Eesti vajab seda abi rohkem kui kunagi varem. Putin ootas seda. Ta teab väga hästi 5. artiklist ja mõistab, et tema sissetung käivitaks selle. Ta arvestab sellega, et NATO liikmed võtavad nii kaua aega, et otsustada, kas abi anda, kuidas seda abi osutatakse ja millal see saadetakse. Et selleks ajaks, kui NATO on kõik välja mõelnud, on Eesti juba langenud. Putin on kõvasti tööd teinud, et NATOs lõhesid külvata, olles isegi osaline USA mõjutamises, et see avalikult oma NATO liitlasi kritiseeriks ja mitmel korral isegi lahkumisega ähvardaks. Mida rohkem aega Putini sepitsused Venemaale ostavad, seda paremad on Venemaa võimalused Eestis. See on Eestile väga reaalne hirm. Tavaliselt on Venemaa provokatsioonid NATO liikmesriikide vastu viinud 4. artikli käivitamiseni, mis tähendab konsultatsioone, mitte tegutsemist. Kui Eesti läheks seda teed, võiks 5. artikli käivitamiseni ja Eestile vajaliku vastuse saamiseni kuluda nädalaid, isegi kuid. Eesti teab, et tal ei ole seda aega. Tegelikult teavad seda ka NATO liikmesriigid. Ainus pretsedent, kus 5. artikkel on käivitatud, on 11. septembri rünnakud ja NATO liikmetel kulus 2001 aastal mitu nädalat, et jõuda üksmeelele, kuidas reageerida. Siiski on 5. artikkel käivitatud. Eesti juhtivad ametnikud töötavad ööd ja päevad selle nimel, mis sisuliselt on diplomaatiline missioon, et panna NATO kiiremini kui kunagi varem tegutsema. Kõik, mida Eesti teha saab, on loota, et need pingutused kannavad vilja. Aga enne kui me sellesse sissetungistsenaariumisse sügavamale läheme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate Sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada seda nuppu ja panna märguanne tööle, et te ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. 48 tundi möödas. Eesti ettevalmistused selleks sissetungiks hoiavad Venemaad vaevu tagasi. Tankid ja soomukid on nüüd mängus, kuid Eesti on kulutanud miljoneid dollareid oma piiride kaitseks ja need aeglustavad Venemaa sissetungi. Linnadesse ehitatud varjendid on juba tsiviilelanike poolt hõivatud, kaitstes neid nii hästi kui võimalik Venemaa rakettide ja droonide eest. Rindel, mis laieneb kiiresti hõlmama kogu Eesti, 294 kilomeetrist piiri Venemaaga,
käivad ägedad lahingud, kamuflaažiga soomukid. Eesti metsades on korraldanud varitsusi Vene vägede vastu. Piiri äärde paigutatud jalaväemiinid on tabanud Vene sõdureid ja tanke, aeglustades nende edasiliikumist. Metsades mängivad aeglustusoperatsioonis oma rolli 100 punkrid, 1000 tankitõkked ja lugematud kaevikud. Eesti paneb proovile ka paljud õppetunnid, mida on saadud Ukraina sõjast, eriti just droonide kasutamise osas. Juba mais kulutas Eesti üle $8 miljonit uue drooni ja elektroonilise sõjapidamise katsetuslabori avamiseks ning oli juba eelnevatel kuudel hakanud laiendama oma kodumaist drooni tootmist. Eesti sõdurid panevad saadud väljaõppe proovile, kui nad viivad läbi droonirünnakuid Vene tankide ja väekoondiste vastu. Kuid Vene väed liiguvad endiselt edasi. Isegi tõkete olemasolul on nende arv lihtsalt liiga suur. 60 tundi on möödas. Umbes oodatud ajal murravad Vene väed läbi piirikaitsest ja jõuavad Tallinna äärealadele. Narva on juba langenud. Piirilinn, mis asub Peterburile lähemal kui Eesti pealinnale. Tal polnud mingit võimalust, kui linnale nime andev jõgi ületati. Läänemeres koondab Venemaa mereväge. Aeg hakkab otsa saama. Tallinn on kokkuvarisemise äärel. Eesti võis loota, et Poola ja teised Balti riigid tulevad talle kohe appi ka ilma NATO heakskiiduta. Seda pole juhtunud. Mõlemad on ettevaatlikud, kuna Vene laevad koonduvad Läänemerel ning neil tuleb muretseda ka Kaliningradi eksklaavi pärast. Nad on valmis võitlema, kuid vajavad lahingus ülejäänud NATO abi. 72 tundi on möödas. Arutelud on pingelised, kui NATO liikmed jälgivad, kuidas oluline osa selle idatiibast Venemaa vastu on vallutamise äärel. Otsus tuleb langetada. Vladimir Putin loodab, et NATO reageerib kutsele liiga aeglaselt. 72 tundi on Eesti jaoks juba laastav, sest Tallinnas kaotatakse iga tunniga territooriumi. NATO ei lase end Putini bluffiga hirmutada. Ei tule karmisõnalist hukkamõistu ega mõttetut üleskutset Vladimir Putinile lõpetada oma tegevus. See, mis toimub Eestis, on eksistentsiaalne oht kogu Euroopale ja NATO Euroopa liikmed teavad seda. Vladimir Putin ei piirdu Eestiga. Järgmisena ründab ta teisi Balti riike ja võib-olla liigub edasi Poola suunas. Artikkel 5 käivitati. Nüüd on see heaks kiidetud. Eesti ei saa veel kergendatult hingata. Ta teab, et suudab koos oma NATO liitlastega hästi võidelda. Kevadel osales Eesti suures õppuses, kus ajavahemikus 4. maist kuni 1. juunini oli kaasatud 12 000 sõdurit. Selles õppuses osalesid ka Ukraina esindajad, kes jagasid Ukraina sõjast saadud õppetunde. Siiski teab Eesti, et NATO pühendumine artikli 5 rakendamisele on vaid esimene samm. Väed peavad liikuma hakkama. Plaanid tuleb koostada. Täieliku NATO vastuse nägemiseni võib kuluda nädalaid, aga Eestil on põhjust rõõmustada. Läänemeri, mida mõnikord nimetatakse NATO strateegiliseks mereks, on ümbritsetud 8 NATO riigiga, sealhulgas Eestiga. Teised Balti riigid, Poola ja Põhjamaad nagu Soome, Rootsi ja Norra saavad NATO kutsele kiiremini reageerida kui enamik teisi Euroopa NATO liikmeid. Kahjuks on mõned Ühendkuningriigi sõdurid ka Eesti kaitsmisel oma elu kaotanud. See on ajendanud Ühendkuningriiki tegutsema, saates sõjalaevu ja allveelaevu Läänemerre. Rootsi Gotlandi saar ja Taani Bornholmi saar muutuvad kiiresti strateegilisteks kitsaskohtadeks, mis aeglustavad Vene sõjalaevu ja takistavad neil oma tulejõudu Eesti rannikule koondamast. Poola väed hakkavad liikuma Balti piirkonna suunas. Kaliningrad, mis oli küll ohtlik, võetakse kiiresti kontrolli alla. NATO idapoolse õhuvõimu vallandatud tulevihm hävitab suurema osa Venemaa Kaliningradi baasidest ning lisaks kõrvaldab paljud eksklaavis asuvad elektroonilise sõjapidamise keskused, mis võiksid põhjustada probleeme Läänemeres. Kaliningrad ei ole kasutu. Kõik raketilaskekohad, mida NATO ei hävita, hakkavad tulistama, kuid iga lask paljastab asukoha ja sellele järgneb õhurünnak. NATO masinavärk on käima läinud. Eesti jätkab võitlust. 2 nädalat on möödas. Suurem osa Eestist on Venemaa poolt okupeeritud, kuid kuna võitluses on ka teised Balti riigid ja Poola ning Põhjamaad, on Eesti taganemised olnud taktikaliselt läbimõeldud. Ja nüüd on selge rindejoon, kus mõlemal poolel on tuhandeid sõdureid, mis on aeglustanud Vene vägede edasiliikumise tigusammule. Iga päevaga saabub Balti piirkonda üha rohkem NATO vägesid. Kui logistika saab paika, hakkab relvade voog Balti piirkonda suurenema. Poola tõstab end esile kui silmapaistev tegija. Nende väed on juba sisenenud Kaliningradi ja selle õhulöökide laine käigus vallutanud. NATO suurima kulutajana, kui vaadata SKT osakaalu, annab see nüüd tunda, sest Poola tankid, soomukid ja kaasaegsed lennukid aitavad Eestil hakata Vene vägesid tagasi tõrjuma. Muidugi ei kasuta Venemaa ainult seda, millega ta tuli. Kui NATO väed liiguvad Balti piirkonda, saadab Venemaa tuhandeid lisavägesid. Plaan on lihtne, luua samasugune kurnav sõda, nagu Venemaa peab Ukrainas.
Kui sellest piisab, et Venemaa võtaks enda kontrolli alla Eesti või mõne teise Balti riigi, on Putinil hoob, millega sundida NATOt läbirääkimiste laua taha. Eesti vägedel on veel üks probleem, millega tegeleda. Umbes veerand Eesti elanikkonnast on etnilised venelased ja osa neist inimestest võitleb Eesti vastu seestpoolt. Diversandid ja häkkerite rühmad nõrgestavad Eesti kaitsevõimet ning püüavad halvata selle sotsiaalseid struktuure. Eestil ei olnud aega enne Venemaa rünnakut oma territooriumil elavaid suurel hulgal mittekodanikest vene elanikke välja saata ning nad põhjustavad nüüd probleeme. Siiski hakkab olukord muutuma. NATO tegutses kiiremini, kui Putin ootas ja Venemaa hakkab valu tundma. 1 kuu möödas. Läbimurre. NATO ja Euroopa liikmesriigid reageeris kiiresti Venemaa sissetungile Eestisse. USA oli aeglasem, kuid pärast ühekuulist võitlust on USA näinud, et Venemaa on läinud provokatsioonist palju kaugemale. Kuigi sõda on endiselt piiratud Balti piirkonnaga, sureb liiga palju inimesi ja USA saab sellest aru. Hoolimata kogu administratsiooni hooplemisest on selle võimubaas Euroopas ohus, eriti nüüd, kui võitluses pole enam ainult Eesti. USA hakkab vägesid saatma. Nende saabumine võtab aega, kuid nad on teel. Putinile on saadetud selge signaal, et ükskõik millist testi ta üritas läbi viia, see on läbi kukkunud. Kui kogu NATO astub Venemaale vastu, on NATOl igas valdkonnas eelis. Lahingusse saab tuua peaaegu 3 korda rohkem tegevteenistuses sõdureid ning rohkem lennukeid, tanke, soomukeid, laevu ja suurtükke. Putin surub edasi. Aga tal on veel üks probleem, mis lõpuks saabki Venemaale saatuslikuks. 2 kuud on möödas. Putini arvestus Eesti sissetungi puhul tugines NATO aeglasele reageerimisele ja kiirele Eesti vallutamisele. Kumbki neist ei läinud nii, nagu ta lootis. Ja nüüd on tema probleem selles, et ta oli nii ülbe, uskudes, et suudab Eesti vallutada enne, kui NATO reageerib, et ta ei oodanud ära Ukraina sõja lõppu. Venemaa leiab end nüüd võitlemas 2 sõjas, ühes NATO idatiival ja teises Ukrainas. On tekkinud väljapääsmatu olukord. Kui Vladimir Putin toob väed Ukrainast välja, et võidelda Eesti piirkonnas, saab Ukraina territooriumi tagasi vallutada. Ja vastupidi. NATO surub Venemaa väed veelgi kaugemale tagasi ja samal ajal tagavad NATO logistilised tarneahelad sõdurite ja varustuse pideva liikumise idarindele. Mõlemad pooled tulistavad üksteise pihta rakette. NATO ülekaalukas õhuvõimekus tähendab, et Venemaa sõjaväerajatised hävitatakse rakettide ja pommidega. Kuid kuna USA on kaasatud, teab Putin, et ta ei saa kasutada tuumarelvi, mitte ilma võrdväärse vastuseta, mis muudaks selle sõja maailma lõpusõjaks. Ja paalegi ta ei tahtnud võidelda kogu NATOga. Ta tahtis vallutada Eesti ja võib-olla ka teised Balti riigid ning seejärel sundida NATO ülejäänud liikmeid läbirääkimistele. Venemaa on end liiga laiali venitanud. Putin oleks pidanud kuulama endist Eesti välisluureameti direktorit Rainer Saksi, kui ta ütles, et Venemaal puudub võimekus oma sõda lääne poole laiendada ja et see on õhurünnakutele haavatav. Pärast seda, kui Ukraina on nii muljetavaldavalt hävitanud suure osa Venemaa õhutõrjest, nüüd näeb Putin, kuidas need sõnad täide lähevad. Oma armee jagamine on samuti probleem. Paljud sõdurid, keda ta saadab NATO vastu võitlema, on halvasti välja õpetatud reservid, keda valmistatakse ette Ukraina lihaveskisse saatmiseks. Nad ei ole valmis selliseks sõjaks treenitud ühendatud NATO vägede vastu. NATO väed teevad nüüd Ukrainaga koostööd otsesemalt kui kunagi varem ning see tõstab võimalust, et NATO saadab sõdureid Ukrainasse Venemaa vastu võitlema. See ei pidanud nii minema. Eesti oleks pidanud kiiresti langema. Aga nii ei läinud ja nüüd peab Putin oma meeleheites tegema otsuse taanduda. Ta pani NATO proovile ja sai palju rohkem, kui ta arvas. See, mida me siin esitasime, on üks võimalikest stsenaariumitest, mis võiks juhtuda, kui Venemaa tungib Eestisse. Ja see on tõenäoliselt parim võimalik stsenaarium. Väga palju sõltub NATO reageerimisest, kiirusest, jõust, sellest, kui palju USA on kaasatud ja sellest, kuidas logistilised tarneahelad on üles ehitatud. Sissetungi ajastus on samuti oluline tegur. Oleme eeldanud, et Ukraina sõda kestab endiselt, kui Venemaa tungib sisse, kuid Putin võib oodata, kuni see sõda lõpeb, eeldusel, et see lõpeb umbes selle aja jooksul, mida Putinil oleks vaja Eesti sissetungi tegelikuks läbiviimiseks. Oleme teinud veel ühe eelduse, et Venemaa oleks üldse võimeline Eestisse piisavalt tugeva väega tungima. See ei ole sugugi kindel, eriti arvestades, et Ukraina sõda on Venemaale juba nii palju probleeme põhjustanud. Nagu Ukraina ja Pärsia lahe sõjad on selgelt näidanud, peetakse kaasaegset sõda üha enam kaugelt. Ukrainas on FPV ja keskmaa droonide laialdane kasutamine tähendanud, et rindejooned on muutunud 10 miilide pikkuseks halliks tsooniks ja mõnel juhul pole isegi 50 miili kaugusel eesliinist miski turvaline.
Samal ajal peetakse Pärsia lahes sõda suures osas veelgi suurematelt kaugustelt. Pikamaa droonid ja kaugmaaraketid lendavad taevas risti-rästi, rünnates sihtmärke sadade miilide kaugusel. Õhus paiknevad varajase hoiatuse ja juhtimise lennukid ehk AEW&C lennukid või droonid tiirutavad piirkonnas, pakkudes andmeid, mis on nende rünnakute sihtimiseks ja koordineerimiseks üliolulised. Kuna nende ohtude tuvastamise ja õhutõrjesüsteemid muutuvad üha keerukamaks, peab ründerelvastus olema tõhus järjest suurematel kaugustel. Ja nüüd on Ameerika Ühendriigid valmis kasutusele võtma uue õhust lastava raketi, mis laiendab USA sõjalist haaret kaugemale kui kunagi varem. Õhujõudude kaugmaarelv või AFL-arvööbliu. Programmi eesmärk on kasutusele võtta järgmise põlvkonna õhk-õhk ja õhk-maa variandid, mille minimaalne tegevusraadius on 1000 meremiili. Siin on see, mida me seni selle kohta teame ja kuidas see võiks anda otsustava eelise, eriti Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Nagu mainitud, on 1000 meremiili oluliselt suurem tegevusraadius kui ühelgi praegu USA teenistuses olevatest õhust lastavatest rakettidest. See on rohkem kui 10 korda suurem kui AIM-120 täiustatud keskmaa õhk-õhk raketi uusimate versioonide maksimaalne ulatus, mis on 93 miili. Louis Amram ja peaaegu 50 korda suurem kui 9X Sidewinderi ulatus, mis on umbes 22 miili. Tõsi küll, USA uusimad õhk-õhk-tüüpi raketid suurendavad nende USA sõjaväe põhivarustusse kuuluvate rakettide laskekaugust märkimisväärselt. Uue mühine täiustatud taktikaline rakett AIM-260 IATM pakub maksimaalset laskekaugust vähemalt 120 miili ja mereväe pikima lennukaugusega õhk-õhk-tüüpi rakett AIM-174B on salastatud lennukaugusega, mida hinnatakse üle 200 miili. Kuid AFLRV eesmärk on suurendada neid vahemaid 5–10 korda. Õhk-maapind tüüpi rakettide osas on USA praegune arsenal märkimisväärselt suurema ulatusega kui nende õhk-õhk-raketid. AGM-88 HARM kiirgusvastase raketi tegevusraadius on vaid umbes 93 miili ja AGM-84 Slammer tiibraketi tegevusraadius on umbes 168 miili. Kuid AGM-158B JASSM-ER kaugmaaraketi tegevusraadius on umbes 620 miili. AGM-158C Larami laevatõrje variandi tegevusraadius on umbes 575 miili ja AGM-183 ARRV hüperhelikiirusel õhk-maarakett ulatub peaaegu AFLRV tegevusraadiuseni, olles 994 miili. Siiski, välja arvatud ARRV, mis ei ole veel operatiivselt kasutusele võetud, ületab AFLRV USA praeguse arsenali tegevusraadiust vähemalt kolmandiku võrra. Ja kuna õhusõda muutub üha enam kaugmaaheitluseks, see võib olla otsustava tähtsusega, eriti Taiwanis ja selle ümbruses. Sellise äärmusliku tegevusulatusega õhutõrjerakett sobib eriti hästi rünnakuteks olulistele AEW ja AEW&C lennukitele, tankerlennukitele ja teistele kõrge väärtusega õhuvahenditele, mis tegutsevad tagalas. Siiani on need vahendid tegutsenud enam-vähem karistamatult, olles kaitstud õhutõrjekihtide taga, mis jäävad praeguste USA õhk-õhk-rakettide tegevusulatuse piiridest kaugemale. Aga mitte enam. USA õhujõud on kavandanud AFLRV tööstuspäeva kogunemise augusti lõpus Eglini õhuväebaasis Floridas, et protsessiga algust teha. Üritusel on salajane klassifikatsioon ja selle eesmärk on kaasata kaitsetööstuse töövõtjaid, et AFLRV võimalikult kiiresti valmis ehitada. AFL-CMC ehk õhujõudude elutsükli juhtimiskeskus otsib järgmise põlvkonna õhust lastavaid kaugmaarelvade variante, mis laiendaksid Ameerika Ühendriikide võimet tabada olulisi õhu-, maa- ja meresihtmärke kaugelt ja kiiresti. Nii seisab ürituse teates. Eesmärk on ehitada 2 varianti. Õhk-õhk ehk AA ja õhk-maa ehk AS rakett, kusjuures esialgne fookus on AA variandil. Teate kohaselt on mõlemal AFLRV variandil minimaalne ulatus 1000 meremiili ja need suudavad tabada vastavaid AA sihtmärke ja AS sihtmärke kaitseplaneerimise stsenaariumide 2,1 ja 7,1 keskkondades kiiresti ja tõhusalt. Teates rõhutatakse ka vajadust modulaarsete komponentide ja avatud arhitektuuriga süsteemide järele. Samuti vajadust leida peasüsteemi integraator, kes ühendaks erinevad elemendid terviklikuks raketiks ehk täisraketiks.
See ei ole esimene kord, kui USA on kaalunud õhust lastavaid rakette pikema lennukaugusega, kuigi AFLRV lennukaugus on umbes 3 korda suurem kui ükskõik millisel varasemal USA poolt kaalutud raketil. Õhujõud olid külma sõja ajal peaaegu vastu võtnud pika lennukaugusega kiire raketi, mis oli mõeldud nii õhu kui ka pinna sihtmärkide tabamiseks. Siiski, selle raketi, mida nimetati täiustatud strateegiliseks õhust lastavaks raketiks, maksimaalne lennukaugus või ASALM, oli siiski oodatavalt vaid 300 miili ehk 260 meremiili. Pärast külma sõda katsetasid USA ka teisi pika tegevusraadiusega õhust lastavaid raketivariante, nagu Joint Dual Role Air Dominance Missile ehk JDRADM. See mereväe juhitud kontseptsioon aastatest 2008–2010 oli mõeldud asendama nii AIM-120 kui ka AIM-9 rakette. Siiski, see keskendus kineetilisele sooritusvõimele ja manööverdusvõimele, mitte äärmiselt suurele ründekaugusele. Prognoositavad võimed olid tõenäoliselt piiratud vahemikus 54–81 meremiili. 2010. aastatel arenes JDRADM välja nüüdseks lõpetatud järgmise põlvkonna raketi ehk NGM programmiks, mille eesmärgiks oli umbes 86–108 meremiili ulatus. Viimati oli Long Range Engagement Weapon ehk LRU otsene eelkäija AIM-260 ja TM-ile ja potentsiaalselt ka AIM-174B-le. Selle disaini eesmärk oli saavutada umbes 108–200 meremiili ulatus. Varem, aastal 2026. Merevägi esitas tõepoolest oma enda nõude pika tegevusraadiusega kiirgusvastase raketi jaoks, mis suudaks rünnata nii õhu kui ka pinna sihtmärke, millele anti nimeks täiustatud kiirguse summutamise rakett ehk AESM. Siiski ei ole teenistus täpsustanud, millist tegevusraadiust nad sellele relvale soovivad. Nii et USA on selgelt juba aastakümmeid püüdnud välja töötada võimsat pika tegevusraadiusega õhust lastavat raketti, kuid mitte AFLRV mastaabis. Tõepoolest, ühegi neist programmidest puhul ei ole vähemalt avalikult kunagi arutatud midagi, mis läheneks 1000 meremiili tegevusraadiusele. Siiski rääkis õhuvägi avalikult kuni 1000 miili ulatuva tegevusraadiusega õhutõrjerakettide võimalikkusest aruandes kongressile 2024 aasta detsembris. Õhutõrjerelvad, mille tegevusraadius ulatub üle 1000 miili ja mida toetavad kosmosepõhised andurid, seavad ohtu sellised lennukid nagu tankerlennukid, mis on traditsiooniliselt tegutsenud karistamatult. Õhuväe 2024 aasta aruandes öeldi nii, kuid seda nähti osana ohuökosüsteemist, mille merevägi prognoosis kujunevat aastaks 2050. Tundub, et nüüdne eesmärk on viia AFRV kasutusse järgmiste aastate jooksul. Miks siis see suurenenud kiireloomulisus? See on sama vastus USA vastaste kasvavatele võimekustele ja eriti just sellele, kes on investeerinud tohutult palju jõupingutusi ja raha AEW, AEW&C ning kaugmaa õhutõrjesse. Hiina on viimastel aastatel oma AEW ja AEW&C lennukiparki ning kaugmaa õhuruumi tõkestamise võimekust murettekitaval määral laiendanud, liikudes piiratud piirkondlikust jõust jõuks, mis suudab jõudu projitseerida sügavale Vaikse ookeani lääneossa. Eriti murettekitav on see, et Hiina rahvavabastusarmee ehk PLA on viimase kümnendi jooksul oma AEV ja AEV&C võimekust 6–8 korda suurendanud. Selle käigus on nad loonud maailma kõige kaasaegsema ja mitmekesisema lennukipargi, jäädes alla vaid USA-le. Hiina on alustanud oma turbopropellermootoriga KJ500 tööhobuse seeria tootmist ning nüüd on teenistuses üle 60 masina, neist 40 õhuväes ja üle 20 mereväes. KJ500 täiustatud digitaalne radar võimaldab väidetavalt tuvastada varglennukeid kaugustel, mis on võrreldavad suuremate lennukite omadega. Veelgi murettekitavam on see, et Hiina on kasutusele võtnud ka KJ600 lennukikandja põhise varajase hoiatuse ja juhtimise lennuki, mis sarnaneb USA E2 Hawkeye'ga. See lennuk võimaldab Hiina lennukikandja rühmitustel tegutseda omaenda kaugmaa radarikatvusega, pikendades oluliselt nende kaitse- ja ründevõimekust kaugemale laevapõhiste radari ulatusest. Aga need võimed on peagi veelgi laienemas. Hiina arendab KJ3000, et asendada oma vananevat KJ2000. Uus lennuk on mõeldud pakkuma suuremat kütusesäästlikkust, vastupidavust ja radarivõimsust. Lisaks võetakse kasutusele kõrgelennuline VZ9 ja täiustatud KJ700, et tuvastada raskesti märgatavaid lennukeid ja hallata keerulisi lahinguvälju. Lisaks ühendavad uued eriotstarbelised lennukid nagu Y9DZ ja Y9LG
varajase hoiatuse ja juhtimise funktsioonid võimsate elektrooniliste rünnakute ning luure kogumisega. Need keerukad lennukid võimaldaksid Hiinal samaaegselt tuvastada, segada ja geolokaliseerida vastaseid ning nende signaale ühe lennu jooksul. Need arengud on märkimisväärselt vähendanud USA suurt ülekaalu luure- ja lahinguväljaandmete kogumises. Kuid Hiina on samuti arendanud pika tegevusulatusega ründe- ja kaitserelvi, et võidelda ohtudega üha suurematel kaugustel. Ja nad on juba kasutusele võtnud pika tegevusulatusega õhust lastavaid rakette, mis suudavad võistelda või isegi ületada AFR tegelvevõimekust. Changjiang 20 ehk CJ-20 on õhust lastav tiivrakett, mida kannab H-6K pommitaja. Ja selle hinnanguline tegevusulatus on umbes 1500 kuni 2000 kilomeetrit. See vastab otse AFLRV nõude alumisele piirile, andes A-6K-le võimaluse rünnata kaugeid sihtmärke pärast pikka lendu Vaikse ookeani kohal. Hiina kasutab juba ka õhust lastavat varianti oma YJ-21 hüperhelikiirusega laevatõrje ballistilise raketi, mis on kohandatud kasutamiseks H-6K pommitajaga. Selle tegevusraadius on umbes 932 miili ja kiirus Mach 6-10, mis on ligikaudu 4500–7600 miili tunnis. Kuigi selle tegevusraadius on veidi lühem kui AFLR-i planeeritud ulatus, muudab selle hüperhelikiirus selle lennukikandjate gruppidele tõsiseks ohuks. Hiina tegeleb aktiivselt nende süsteemide miniaturiseerimisega ka väiksematele taktikalistele lennukitele nagu J-10, laiendades kaugmaa hüperhelirakettide kasutusulatust strateegilistest pommitajatest kaugemale. Seega selles osas on USA teatud määral järele jõudmas, nagu ka ülejäänud NATO. Väljaspool USA'd on alliansis AFRV-le sarnased raketid alles arendusjärgus. ELSA ehk Euroopa pikaulatusega löögivõime arendamine on koostööprojekt, kuhu kuulub ka Ühendkuningriigi ja Saksamaa kahepoolne projekt uue tiibraketi väljatöötamiseks, mille lennuulatus ületab 2000 kilomeetrit. Ja tulevane lahingulennukite süsteem ehk FCAS, SCAF, mida arendavad sellised riigid nagu Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, hõlmab järgmise põlvkonna kaugmaa relvade arendamist, kuigi konkreetne ulatuse teave on endiselt salastatud. Kui otsid värskeimat sõjalist ja geopoliitilist uudist, mis on lahti seletatud nii, et sa mõistad mitte ainult seda, mis juhtus, vaid ka seda, miks see oluline on, siis just seda me siin sõjasaates iga päev pakume. Seega telli kanal, et sul oleks alati käsi pulsil. Nüüd, Hiinal pole eelis mitte ainult oma ründavate kaugmaarakettide ulatuses. Hiina on välja arendanud ka kaitseotstarbelised õhutõrjeraketid, mis ulatuvad üle 1000 meremiili kaugusele. HQ-19 on Hiina tippklassi eksosfääriline ballistiliste rakettide vastane ehk ABM-süsteem, mis on võrreldav USA THAAD-iga. Selle kinnitatud tabamisulatus on umbes 1620 meremiili. Kuigi see on peamiselt ABM-süsteem, selle raadar ja kineetiline jõudlus aitavad oluliselt kaasa ka õhutõrjele kõrgelennuliste ohtude, nagu USA AWACS-lennukid, hävitajad, pommitajad ja lähenevad raketid vastu. Kuid on selgelt olemas Hiina Rahvavabastusarmee eliidi liikmeid, kes näevad vajadust AFLRV-le võrdväärse raketi järele, mis oleks spetsiaalselt loodud kõrge väärtusega sihtmärkide, nagu AE-5 ja AE-5NC lennukid ning pommitajad tabamiseks. Hiina teadlased on avalikult välja pakkunud uue hüpersoonilise õhutõrjeraketi, mille tegevusraadius on umbes 1080 meremiili ja see muudab olukorda USA jaoks. See tähendab, et USA ohutust kaugusest kasutatavaid rakette ei saa enam välja lasta ohutust kaugusest, sest väljaspool Hiina õhutõrje ulatust. USA pommitajad ja hävitajad peaksid oma rakettide tulistamiseks sisenema Hiina kaugmaa rakettide tõhusasse tegevusraadiusse. Tegelikult tähendab see, et USA praegused ohutust kaugusest kasutatavad raketid ei ole enam tegelikult sellised relvad. Seetõttu on USA's suurenenud tungiv vajadus arendada rakett, mis suudaks konkureerida. Hiina olemasolev võimekus ulatuda USA kõige väärtuslikumate varadeni enam kui 1000 meremiili kaugusel. Koos Hiina kasvava AE-Wuhenyu, AE-Wuhenyu-NC ja tankerlennukite laevastikuga muudab selle hädavajalikuks, eriti kui arvestada vahemaid USA baaside ja Taiwanis asuvate liitlaste vahel. Vahemaa USA baasidest Jaapani Okinawa saarel Taiwanini on umbes 390 meremiili. Veel kaugemal on vahemaa Andersoni õhuväebaasi vahel Guamil ja Taiwanil umbes 1500 meremiili. See tähendab, et AFLRV relvastatud lennukid, mis lendavad Ida-Hiina mere või Lõuna-Hiina mere põhjaosa kohal, peaksid suutma rünnata sihtmärke Hiina mandri osas 100 rakettidega, eeldusel, et sobivad sihtmärgi andmed on olemas. AFLRV annaks õhuväele ka võimaluse tabava õhus olevaid AEW ja AEWNC lennukeid, tankereid, pommitajaid, teisi luure- ja jälituslennukeid ning potentsiaalselt isegi midagi aimamatuid taktikalisi hävitajaid.
Veelgi enam, raketid suudavad seda teha ilma, et sihtmärgid üldse aru saaksid, et neid on sihikule võetud. Vähemalt seni, kuni on juba liiga hilja põgeneda. Sihtmärkide ründamine nii suurtest kaugustest vähendab oluliselt vajadust viia taktikalist õhujõudu ja toetuslennukeid kaugele ettepoole ja ohtlikesse piirkondadesse, eriti konflikti algfaasis. Hävitades olulised lahinguvõimet suurendavad lennukid kaugmaa rakettidega, suureneks oluliselt traditsiooniliste õhuvõitlusgruppide ellujäämisvõimalus. AFLRV raketid annaksid ka USA õhujõudude lennukitele veel ühe potentsiaalselt otsustava eelise. Lisandub paindlikkus rünnata sihtmärke, mis asuvad rindejoone lähedal, kuid praegustest lennutrajektooridest kaugel. Vaikse ookeani piirkonnas võivad aktiivse lahingutegevuse tsoonid õhus või pinnal hõlpsasti olla laiali tuhandete ruutmiilide ulatuses. AFLRV raketid võimaldaksid USA-l katta kogu tsooni, ilma et oleks vaja igas sektoris lennukeid õhku tõsta. Nüüd võite küsida, miks on ülisuure tegevusraadiusega õhust lastavaid rakette nii vähe arendatud, kui neil on nii palju otseseid eeliseid. Võiks arvata, et kuna sõjategevuse ulatus pidevalt kasvab, oleks nende rakettide arendamine esmatähtis. Nagu näete USA AFLRV-ga seotud kiireloomulistest plaanidest, on see tõesti prioriteet, kuid selle saavutamine pole sugugi lihtne ülesanne. Ülipika lennuulatusega õhust lastavad raketid toovad kaasa ainulaadsed arendusprobleemid. Alustuseks tuleb sellistel kaugustel ületada olulised tõukejõu ja aerodünaamika piirangud. Selliste äärmuslike kauguste saavutamiseks tuleb tegelikult minna kaugemale praegu õhk-õhk-rakettides kasutatavatest tavalistest rakettmootoritest. Nende rakettide käitamiseks kasutatavad traditsioonilised tahkekütusel töötavad rakettmootorid põlevad kiiresti läbi, jättes raketid ülejäänud lennuajaks sõltuma kineetilisest energiast. Ja see hajub atmosfääri takistuse tõttu 1000 meremiili jooksul kiiresti. Selle lõhe ületamiseks vajab AFLRV tõenäoliselt mitmeastmelist arhitektuuri, mis sarnaneb õhust lastavate ballistiliste rakettidega. Teise võimalusena oleks tõenäoliselt vaja täiustatud scramjet või ramjet mootoreid, et säilitada hüperhelikiirus pikema aja jooksul. Nagu kõigi hüperhelikiirusel lendavate rakettide puhul, seisneb tõsine väljakutse ka soojuskoormuse talumises. Lennukiirusel Mach 5 ja enam kui 1000 meremiili kaugusel lendamine tekitab äärmuslikku aerodünaamilist kuumenemist. Et vältida konstruktsiooni purunemist ja kaitsta olulisi sisemisi elektroonikaseadmeid, on vaja kasutada täiustatud tulekindlaid materjale ja aktiivseid jahutussüsteeme, mis suurendavad oluliselt tootmiskulusid ja keerukust. Selle vahemaa läbimine nõuab ka suuri kütusekoguseid, mis muudab raketi üsna suureks ja eriti raskeks. See piirab tõenäoliselt lennukite valikut, mis suudavad AFLRV-d tegelikult vedada. Tõenäoliselt saab seda välja lasta ainult strateegilistelt pommitajatelt, nagu B-21 Raider või B-52. Relv on tõenäoliselt lihtsalt liiga suur sisemiste relvaruumide jaoks ja liiga raske väiksemate hävitajate välistele ripsõlmedele, kui ei taheta ohverdada lennuulatust või manööverdusvõimet. Need disainiprobleemid ei vaeva ainult Ameerika Ühendriike. Hiina, Venemaa, Põhja-Korea, Iraani ja kõik teised pika tegevusraadiusega õhust lastavate rakettide disainerid peavad silmitsi seisma samade füüsika ja keemia piirangutega. Kuid on veel üks oluline probleem, mis tuleb ületada, et AFLRV oleks tõeliselt õhus. See on pimetule juhtimisprobleem. 1000 meremiili kaugusel võivad sihtmärgid nagu lennukid või laevad raketi lennuaja jooksul liikuda 100 miile. Stardi lennuki raadar ei näe sihtmärki sellistel kaugustel maa kumeruse ja radari horisondi piirangute tõttu. Seega ei saa rakett sellistel kaugustel loota stardiplatvormilt tehtavale tulista ja unusta aktiivradar sihtimisele. Sihtmärgi andmeid tuleb lennuajal uuendada. Need lennu keskel tehtavad uuendused tuleb edastada väliste andurite kaudu, mis asuvad satelliitidel, droonidel või teistel lennukitel. Ja selleks on vaja tugevat, segamisele vastupidavat andmesidet, mis suudab toimida vaenulikus elektroonilise sõjapidamise keskkonnas, mis võib tähendada vajadust täiendada USA olemasolevate andmesidesüsteemide võimekust. Õnneks on see USA jaoks valdkond, kus neil on juba parimad võimekused kogu maailma sõjavägedest. Raketi juhtimine õigesse piirkonda löögiks ei tohiks olla liiga keeruline. Kuid on veel üks valdkond, kus täppislöök äärmuslikel kaugustel kujutab endast endiselt tõsist tehnoloogilist väljakutset. Otsija tundlikkus lõppfaasis. Kui rakett jõuab sihtpiirkonda, peab selle pardal olev otsija tuvastama konkreetse sihtmärgi segaduse ja vastumeetmete keskel ning tegema seda iseseisvalt ja ilma välisabita. Seetõttu vajab AFLRV otsijaid, millel on piisav tundlikkus ja töötlusvõimsus, et eristada kõrge väärtusega sihtmärke, nagu tankerlennukid või AVAX-id peibutistest. Ja see on palju lihtsam öelda, kui teha. Tegelikult näitavad need väljakutsed AFLRV kohta, et seda ei saa pidada iseseisvaks relvaks. See sõltub täielikult süsteemist, mida paljud usuvad olevat tuleviku sõjapidamise keskmes.
tugevalt võrgustatud löögivõrgustik. See löögivõrgustik ühendab 3. taseme andurid ja muud toetavad elemendid läbi ulatuslike võrgukihtide. See on laiali õhus, maal, merel, kosmoses ja isegi küberruumis ning hõlmab kogu USA sõjaväe ressursse, mitte ainult õhujõude. AFLRDV edukas tegutsemine nõuab selle võrgu reaalajas andmete ühendamist, et jälgida liikuvaid sihtmärke üle kogu Vaikse ookeani või Euroopa piirkonna. Muidugi ei ole see protsess samuti probleemideta. Kui Hiina suudab edukalt segada sidet või hävitada olulisi andurisõlmi, nagu USA AVAX-id või satelliidid, rakett kaotab võime oma trajektoori uuendada, muutes selle manööverdavate sihtmärkide vastu ebaefektiivseks. See nihutab kitsaskoha raketi riistvaralt laiemale juhtimise kontrollvõrgu vastupidavusele, tuues kaasa hulgaliselt uusi väljakutseid, mis ulatuvad kaugemale ainult raketist. Kuid tegelikult peaks AFLRV suutma tekitada hiinlastele sama dilemma. Hiina AEW ja AEW-NC lennukite ning teiste võtmetähtsusega sensorite nagu radaripaigaldiste hävitamine avaldaks sama mõju, see kahjustaks nende juhtimise kontrollvõrku ning mõjutaks negatiivselt nende enda kaugmaarakettide juhtimist. Ja see võib Indo-Vaikse ookeani piirkonna konfliktis saada otsustavaks. See kõik viitab tulevikule, kus kaugus sihtmärgist muutub üha vähem oluliseks teguriks ja ülitäpsed, üha pikema ulatusega löögid saavad normiks. Või veelgi olulisemalt, see viitab võib-olla uuele võrgukeskse sõjapidamisajastule, kus Killweb on tõeline valitseja. Anname teile loomulikult teada, kui ilmub uusi üksikasju AFLRDV kohta. Seega veenduge, et olete kanali tellinud, et kuuleksite sellest esimesena. Seniks vaadake seda videot teise USA õhust lastava raketi kohta, mis võib õhuvõitlust igaveseks muuta.